Tere tulemast jalutuskäigule Plaan B. Hetkel olen ma Riigikogu juures. Siin tehakse otsuseid, mis meid ümbritsevat ruumi nii otseses kui kaudses tähenduses mõjutavad. Mõnes mõttes võikski see olla plaan A. Aga kas sellest piisab? Ja mis on sel juhul plaan B? Sellel jalutuskäigul on see ühisnimetajaks ideedele ja plaanidele ja nügimisele, mille taha on teistmoodi koondunud inimesed. Ma mõtlen teistmoodi kui aktiivses poliitikas osalemise teel. Need on kodanikualgatused ja ühendused. Need on inimesed, kes tegutsevad selle nimel, et ruum meie ümber oleks parem koht. Muidugi ei ole võimalik inimesi kirvemeetodil jaotada. Nii mõnelgi juhul võivad need rollid kattuda. Ent täna kutsun ma teid jalutuskäigule, mis võtab veidi üle 1,5 tunni. Võib-olla teete te selle kaasa Tallinnas ja alustate siit samast, kus ma praegu seisan. See tähendab Riigikogu eest. Võib-olla jalutate hoopis teisi radu. Võib-olla olete kodus ekraani ees ja jälgite lisaks kuulamisele ka seda pilti, mis avaneb minu ja suurema osa minu tänaste kaaslaste jaoks. Me räägime täna Eestist, kus oleks hea elada kõigil. Mõne minu teekaaslase ambitsiooniks ei ole vähemat kui planeedi päästmine. Tere hommikust! No, väga kena, me oleme praegu Riigikogu ees. Sellel on väga konkreetne põhjus, millest juba natukese aja pärast rääkima hakkame. Selle audiotuuri pealkiri on Plaan B. Siin kohas on aga seistud erinevate plakatitega, nagu näiteks meil pole planeeti B, iga päev on kliimakriis, no more excuses, miks sa põletad oma laste tulevikku. Ja seisjateks on noored, kes on oma südameasjaks võtnud ei vähem ega rohkem kui planeedi tulevikku. Koondnimetajaks on Fridays for Future. Kertu Birgit Anton, sina oled üks neist noortest, kes on selle eestvedajaks olnud. Tere! Tere! Ma mõtlesin, et ikka see viisakas osa ka. Aga räägi palun alustuseks kõigepealt lühidalt, mis on Fridays for Future Eesti seisukohalt ja mis ta on ülemaailmselt seisukohalt? Fridays for Future, mida võib siis tõlkida eesti keelde kui reedet tuleviku nimel, on noorte liikumine, mille eesmärk on tegutseda maailmas kliimakriisi leevendamise nimel. Ja me oleme liikumine, millel on suhteliselt vaba struktuur, meil ei ole konkreetselt kedagi, kes ütleks ette, kuidas asjad käivad, et selles mõttes ongi tegemist rohujuure tasandi liikumisega. Ja see, et see tegu on noorte liikumisega, tähendab meie jaoks seda, et noored on need, kes seda eest veavad, noored on need, kes moodustavad selle põhiosa, aga tegelikult meil on ikkagi liikumises igast vanuses inimesi ja kõik on väga oodatud. Ja me oleme kõige tuntumad oma meeleavalduste kliimastreikide poolest, mida me nüüd praeguseks, kui me siin seda vestlust salvestame, oleme teinud 121 nädalat järjest. Aga tegelikult peale nende meeleavalduste me teeme nii Eestis kui ka maailmas palju muud, näiteks anname koolides külalistunde kliimamuutuste teemal, käime kohtus, nii edasi. Aga räägi natukene sellest, mida see konkreetne koht teie jaoks tähendab? Me oleme siin Riigikogu ees avaldanud meelt 10 nädalaid järjest, kuni siis kuskil koroona esimese laine saabudes, kuskil 2020. aasta kevadel me siis otsustasime kolida ajutiselt meeleavaldused veebi, sellepärast et viirusolukord oli ja tuli käituda vastutustundlikult. Ja siis hiljem, kui siis tuli jälle suvi, koroonaviirus taandus mõnevõrra, saime tulla tagasi, siis me tegelikult kolisime siit ära, sellepärast et me kohtasime siin hästi vähe inimesi neil meeleavaldustel, sellepärast et Riigikogu reedeti ei tööta, seega poliitikuid siin üldiselt ei näe. Et 121 nädalast suur osa läks natuke vales kohas hoopis või? Ei, seda kindlasti mitte, sellepärast et Riigikogu on hästi oluline võimu sümbol, ütleme see plats on nagu võimu sümbol, aga tegelikult see maja ongi ju ka võimu täis. Seal ongi saadikud, kes on saanud rahvalt volitused võtta vastu otsuseid ja muuta meie riik ja muuta meie elu. Selles mõttes on see hästi õige koht, ja ta on hästi sümboolne koht, aga lihtsalt pärast seda, kui koroonaviiruse tõttu oli Eestis ka palju vähem turiste kui varem, siis me lihtsalt ei kohanud neil meeleavaldustel mitte kedagi ja me mõtlesime, et kui me valime vähemalt vahelduseks endale paiga, kus me näeme natuke rohkem inimesi, siis meie sõnum jõuab
rohkemate inimesteni ja selles mõttes on neist rohkem tolku. Nii et seetõttu me siis ühel hetkel koolisime meeleavaldused Tammsaare parki. Meil suund on muidugi praegu õige, sellepärast No, et me eks ole. läheme Aleksandr Nevski katedraalist mööda, jõuame kuni Tökini, aga sinna me siiski täna välja ei lähe. Aga siiski me oleme ka näiteks suuremaid meeleavaldusi taas teinud Riigikogu ees just sellepärast, et see võimu sümbol ja siiski kas või sümboolne lähedus neile inimestele, kes tegelikult teevad suuri otsuseid, on ikkagi hästi olulised. Sümboolne roll küll, aga kas need meeleavaldused päriselt on ka toonud mingisuguseid tagajärgi või ma saan aru, et nähtaval olemine on üks asi, aga see, kas päriselt keegi midagi muudab selles, mis on päriselt oluline, siis ma ütleks, et tegelikult on küll muutnud, et üks suhteliselt selge muutus, mida oli näha just 2019. aasta kevadel ja suvel, kui me olime üsna just alustanud liikumisega Eestis ja kliimastreikidega Eestis. See muutus oligi see, et kliimamuutused kui selline tõusis Eesti avalikkuses päevakorda. Sellest räägiti meedias, sellest pidid rääkima poliitikud ja jah, tühjadest sõnadest üksinda kaugeltki ei piisa kliimakriisi leevendamiseks, aga kui me neist teemadest isegi ei räägi, kui me neist isegi ei tea, siis me ju ei saa neid ka lahendada. Seega selles mõttes oli see esimene muutus hästi oluline. Ja teiseks on ikkagi see, et me nende meeleavaldustega näitame poliitikutele, otsustajatele, näitame enda tahet. Meie tahame, et riigijuhid tegeleks kliimakriisiga. No, kust see tahe tuleb? Miks te tahate seda? Miks täiskasvanud inimesed otsustavad? Teoreetiliselt võiksid ju teada asju paremini, neil on aega olnud elus palju lugeda, palju rääkida, juttu. Miks nüüd just teie inimesed, kes sina oled just äsja kooli lõpetanud, aga paljud on ikkagi veel keskkoolis, võib-olla nooremadki. Miks teie olete selle enda õrule võtnud? Ma mõtlen sellele iga natuke aja tagant, et see tegelikult ei peaks olema meie ülesanne, see tegelikult ei peaks olema meie kui noorte ülesanne. Aga kui inimkond seni, hoolimata kogu olemasolevast teaduslikust teadmisest, ei ole suvatsenud midagi ette võtta kliimamuutustega, siis meie oleme see põlvkond, kes juba elab kliimakriisis, kes ei ole kunagi elanud maailmas, mis ei ole kliimakriisis ja kelle elu ajal saavad kliimakriisi tagajärjed palju teravamalt tuntavaks. Seega see on võitlus meie oleviku ja meie tuleviku eest. Aga kui me konkreetselt siin vaatame ringi, me oleme praegu jõudnud Kikendikööki ette, siin on väga ilus roheline muru, puud on lehtes, kas see koht, kas siin oleks ka midagi teistmoodi, kui nüüd midagi ei muutu maailmas? Kas see on konkreetselt nähtav või see on kuskil mingisugune, vahepeal tundub, et on kuidagi abstraktne, hägune probleem justkui? Ja see ongi ka midagi, millega on natuke Eestis keeruline, et Eesti asub kliimamuutuste kontekstis praktiliselt paradiisis. Suuremas osas maailmas läheb elamine kliimamuutuste tõttu enne palju keerulisemaks, kui meil läheb väga raskeks. Aga kuidas kliimamuutused võiksid näiteks näha välja siin, kus me praegu oleme, on see, et üks kliimamuutuste tagajärgi on tugevamad kuumalained paljudes paikades. Just nüüd meil juuni lõpus siin oli ka üks kuumalaine ja juba siis me tundsime, et tegelikult on raske, muru kõrbeb, meil endal on palav. Aga kui me mõtleme, et selliseid kuumalaine kliimamuutuste tõttu hakkab ka Eestis olema järjest tihedamini, siis selle pargi murul läheb raskeks. Meil läheb selles pargis raskeks, sest et varju seal on, aga mitte ka liiga palju. Ja seega see toob välja ka näiteks selle, et kuidas kliimamuutustega kohanemiseks ja kliimamuutuste leevendamiseks me peame kujundama ümber muuhulgas ka oma linnaruumi. Just täpselt, et millised on meie pinnakatted, kui palju meil on varju, kui palju on veekogusid linnas, nii edasi. Aga mis on sinu enda isiklik lugu? Kuidas sina selle teemani jõudsid? Ma saan aru, et mingis mõttes võiks see minna korda absoluutselt igale inimesele, eriti noortele, kes, nagu sa ütlesid, elavad selles kõiges. Aga igal inimesel on mingi selline isiklik ikkagi mingi sütik või midagi, mis teda sinnapoole pöörab. Mis see sinu jaoks on olnud? Minu jaoks on olnud üsnagi selline pikaajaline kasvamine tegelikult järjest rohkem keskkonnateemade sisse. Et siin on kindlasti oluline roll minu emal, aga tegelikult üldse mu perekonnal, et kuidagi keskkonnateemad on meie peres olnud igapäevaselt päevakorras nii palju, kui ma mäletan. Alustades sellistest väikestest asjadest, et sa võtad poodi oma riidest koti kaasa ja ostad riideid teise ringi poest. Aga siis kuskil põhikooli lõpus
ma hakkasin järjest rohkem ise keskkonnateemade kohta lugema, nende peale mõtlema. Alustuseks minu fookus oli pigem plastiteemal, lihtsalt sellepärast, et on lihtsasti käega katsutav. Aga kuidagi ma sealt jõudsin kliimamuutuste juurde ja ma mäletan seda, kui ma gümnaasiumi alguses nägin, kuidas teistes riikides toimus kliimastreik ja ma mõtlesin, et seda on Eestis väga vaja teha, lihtsalt sellepärast, et Eestis ei teata eriti kliimamuutustest, eriti sel hetkel see ei olnud, keegi ei rääkinud sellest, see nagu ei olnud üldse teema. Ja siis ma sattusin kokku nendega, kes olid Eestis alustamas Fridays for Future'i liikumist ja kuna ma olin neil teemadel nii pikalt juba mõelnud, siis oli nagu hästi loomulik liituda ja aidata kaasa. Vahepeal jutustan natukene ka, millest kust me mööda läheme, tulime sujuvalt S-tähekujuliselt komandandi teed mööda alla, nüüd me oleme, kus me oleme? Valgi tänav on see vist või? Vist? Igatahes see, mis läheb mäest alla vabamu poole. See on Tallinna audiotuur, kus peab ise endale ka meelde tuletama, kus me oleme. Liigume Tallinna Nelipühi kirikust või õigupoolest nõnda Eesti kristlik Nelipühi kirik, millest me mööda liigume. Teisele poole jääb Hirve park. Ja jätkuvalt kõik on nii roheline. Yeah. aga palun jätka, kui jõudsid Eestisse tagasi pärast Belgias elamist. Mis need esimesed sammud olid või kuidas puht inimlikult, kuidas see sinu jaoks käis, sest see ei ole tegelikult ju niisama lihtne asi, et võtad selle sildi kätte ja lähed kuhugi üksinda seisma, see ikkagi nõuab natuke rohkem. Jah, aga ta ei nõua ka selles mõttes, ta nagu materiaalselt või nii ei nõuagi rohkem. Aga ta nõuab sellist enese sees läbimõtlemist, et miks ma seda teen, miks ma rikun kehtivaid sotsiaalseid norme nii tugevalt, sellepärast et mulle tundub, et midagi on neist veel olulisem. Et see võttis aega, võttis arutelusid inimestega, aga kui see oli kuidagi läbi käidud, siis nii oligi, et ei olnud seal nagu ka midagi selles mõttes tõesti, ei olnud keerulisemad, ei olnud kedagi, kes oleks meid väga koolitanud, kuidas teha ühte edukat meeleavaldust. Me lihtsalt läksime, tegime, pidasin oma elu esimese kõne suure rahva ees Eesti esimesel suurel kliimastreigil. Jah, see tuligi lihtsalt nii. Me jõume vaikselt lähemale Vabamule ja see on see koht, kus ma sind ka mäletan, sellepärast, et siin on olnud seoses ühe Vikerkaare erinumbriga vestlused, kus oli koos ka erinevaid inimesi, kes eelkõige just kliimast ja Eesti metsast ja nii edasi hoolivad. Sellistes olukordades on faktidel suur osa. Ja miks mulle see praegu meelde tuli, on sellepärast, et ka kogu kliimateemaga seostuvad mõned numbrid. Nii et näiteks viimati, kui Levila kirjutas, või koblast ei kirjutanud mitte küll Levila ise, aga Henri Kõiv loo Mustal aega kliimamuredes, siis seal ta tõi välja mõningaid uuringute tulemusi. 39% Eesti elanikest leiab, et globaalses mõttes on Eesti negatiivne keskkonnamõju tühine. Kliimamuutusi peab tõsiseks probleemiks Eestil ainult 56% eestlastest. Samas peab üle 88% eestlastest peab kliimamuutus probleemiks maailmale tervikuna. Mida need arvud sulle ütlevad? Need ei ole faktid mitte kliima kohta, aga selle kohta, mida inimesed sellest arvavad. No mulle kohe tuleb meelde sellega seoses see, kuidas Mihkel Kangur ütles selle sama uuringu kohta. Küll on hea, et Eesti ometigi maakerale ei asu. Aga tegelikult tõsisemalt võttes, siis näitavad sellist suurt lünka inimeste teadlikkuses, inimeste teadmistes, et inimesed ei oska kuigi hästi luua seoseid erinevate keskkonnateemade vahel. No näiteks see, et me teame, et maailmas kliima soojeneb, aga jõuda selle mõtte juures selleni, et kas ma peaks sõitma vähem bensiinimootoriga autoga või sööma vähem liha, need ikka asuvad endiselt nagu erinevates maailmades. Või see, et liigid on välja suremas, aga et mida ma siis tegema peaks? Milliseid käitumisvalikuid ma tegema peaks? Et see tegelikult ongi hästi suur probleem, et Eesti inimesed ühelt poolt keskkonnateadlikkuse uuringute põhjal leiavad, et nad on päris keskkonnateadlikud küll, aga just, et käitumises see ei peegeldu, aga samas käitumine ongi just see, millega me tegelikult kõik igapäevaselt maailma muudame. Siit tuleb taas see küsimus, et ka mis on siis kõige
tõhusamad vahendid, kuidas inimeste käitumist võiks muuta. Et sina vist tasapisi mõtled õigusteaduse õpingutele kergelt just selle suunaga seoses, sellepärast et Fridays for Future ei ole ju ainult see kogukond, kes käiks plakatid käes, vaid te olete hakanud väga palju erinevaid asju tegema, kaasa arvatud natuke kohtuteed. Jaa, see ongi, ma rõhutakski selle üle, et tõesti me teeme erinevaid asju, me ainult ei avalda meelt ja miks me teemegi erinevaid tegevusi on see, et ühest taktikast ei piisa või vähemalt me seni kindlasti ei ole leidnud seda võluvitsa, mis päästaks kõik. Aga millel kuidagi, et kuidas leevendada keskkonnaprobleeme ja panna inimesi keskkonnahoidlikumalt käituma. Ma arvan, et üks oluline aspekt on kindlasti hariduses, seda nii laste hariduses just see, et kui lapsed tulevad koolist, nad teaksid ka kaasaegsete keskkonnaprobleemide kohta, sest et koolis sulle näiteks geograafiaõpikus kirjutatakse endiselt, et teadlased pigem arvavad, et praegused kliimamuutused on inimtegevuse põhjustatud, kuigi tegelikult see on ikkagi väga tugev, valdav teaduslik konsensus. Ja just ka see, et me ei saa ka koolist kaasa seda sellist seotud teadmiste pagasit. Aga lisaks sellele, et me ka ise üritame tegeleda haridusega, anda koolides külalistunde, oleme ka kohtus, sellepärast et ka regulatsioonide muutmine ühelt poolt, meil oleks ühiskonnas vaja selliseid regulatsioone, mis muudaksid keskkonnavaenuliku käitumise raskeks, ebameeldivaks ja keskkonnahoidliku käitumise lihtsaks ja soosituks. Ja see on asi, mida saab teha õigusloome ja poliitiliste valikute kaudu. Veel oleks meil vaja, et meil oleks meedias pädevaid ajakirjanikke, kes oskaksid kirjutada ja kirjutaksidki keskkonnateemadel just see, et jätkata seda haridust pärast siis ka keskkooli või ülikooli, sellepärast et keskkonnateemadel infot tuleb kogu aeg juurde ja kõike niikuinii ei jõua kunagi koolis ära õpetada. Et see, kuidas meedia tegelikult ei kajasta keskkonnakriisi praktiliselt üldse, see takistab väga nende lahendamist, sest et lahendamine algab, ma arvan, ikkagi teadlikkusest. Siin on üks aspekt veel. Me jõuame siin vaikselt ka linnaruumis selleni ka sisuliselt lähemale. Nimelt me oleme tulnud üle 2 valgusfooriga teest ja oleme jõudnud Kaarli puiesteele. Ja kui ma niimoodi kaugemalt alustan, siis minu küsimus on pigem vist selles, et on see tümaks kulutatud väljend, et inimene ei ole saar, eks ju. Aga ega organisatsioonid ei ole ka üksikud saared. Et selle jaoks, et miski toimiks, mulle tundub, et on vist ikka tarvis teha ka koostööd kellegagi, mitte kuskil niimoodi uhkes üksindus oma asja ajada. Kes on teie jaoks sellised partnerid või inimesed, kellega te kaasa mõtlete? Kellega me hästi lähedalt teeme koostööd Eestis, on teised keskkonnaühendused, kes tegelevad näiteks metsakaitsega, õiglase üleminekuga, kes kuuluvad kliimavõrgustikku või keskkonnaühenduste kotta. Nendega teeme hästi tihedalt koostööd. Samuti rahvusvahelisel tasemel teeme koostööd teiste Fridays for Future'i osadega teistes maailma riikides. Vahel teeme koostööd ka teiste keskkonnaorganisatsioonidega erinevates riikides. Aga lisaks otseselt keskkonnaorganisatsioonidele tegelikult meil on ka kokkupuutepunkte teiste liikumiste organisatsioonidega, näiteks veganliikumisega ja veganlusega tegelevate organisatsioonidega, üldse looduskaitsega. MTÜ Mondo on Eestis üks neist ja igasugused ka tegelikult sotsiaalse õigluse teemad puutuvad otsapidi kokku ka kliimakriisiga tegelemisega ja kliimakriis puutub sotsiaalsete küsimustega kokku, sellepärast, et ongi ka loodus ja ühiskond ei ole üksteisest seotud. Nii et näiteks just LGBT ühinguga oleme samuti Eestis teinud koostööd. Ja ohoo, kuhu me oleme täpselt jõudnud, ongi LGBT ühing, kus ootab mind järgmine vestluskaaslane, nii et aitäh, Kertu Birgit, ma loodan, et teil õnnestub kogu see teadlikkuse tõstmine. Aga kui nüüd inimesed, kes meiega seda teekonda ühel või teisel moel kaasa teevad, tahavad teid jälgida põhjalikumalt, siis kus nad seda kõige paremini teha saavad? Kõige paremini saab meid jälgida sotsiaalmeedias, sest me oleme olemas Facebookis, Instagramis, Twitteris. Et sealt saab meid jälgida, sealt me jagame kõige rohkem infot. Aga ilusat päeva jätku! Sulle ka!
järgmisel teekaaslasel ei olnud õnneks pikk maa tulla. Siinsamas Kaarli puiesteel esimese korruse pealt tuli tulla nüüd alla tänavale. Minu kõrval on Eesti LGBT ühingu kommunikatsioonijuht Kristiina Raud. Tere! Me seisame praegu mitte lihtsalt teie ukse ees, vaid see uks on niisugune naljakas koht, siin on teie silt kõrval, mis iseenesest ei ole naljakas, vaid täitsa tavaline asi. On organisatsioon, siis on silt ka. Aga selles mõttes on ta pisut veider, et kui LGBT ühing on justkui inimestel selline turvatsoon, siis selle sildiga ei ole asjad niisama lihtsad. Mis sellega juhtunud on, Kristiina? Silt on tõesti pidanud mõned sündmused üle elama. Et keskus siin Kaarli puiesteel avati aastal 2011, nii et juba mõnda aega tagasi. Ja selle aasta jooksul on ju mõndagi juhtunud. Kõigepealt see silt kuidagi lahkus siis seina pealt ja me leidsime ta järgmisel päeval siit samast ümber nurga hoovi sissesõidust. Et ei tea, kas see oli inimene või mõni loodusjõud. Siis see varastati lõplikult. Siis me mõtlesime, et aitab naljast ja kruvisime ta niimoodi seina külge, et seda ei saaks maha võtta. Aga keegi väga pühendunud inimene kangutas seda kangiga kõveraks. Siis me saime uue sildi, majaomanik pani selle veel kõrgemale ja viimane intsident, mis selle sildiga juhtus, oli see, et see kleebiti täis sinise äratuse kleepse, mille liimijäljed on siiamaani nähtavad. Seda on väga veider kuulda, et Eestis tänasel päeval midagi sellist tehakse. Aga teistpidi see ilmselt näitab, kui väga seda ühingut on tarvis. Et võib-olla sa räägid pisut sellest, mida te õigupoolest seal seespool teete, kuhu õnneks, ma saan aru vähemasti, sinna need vandaalid ei ole pääsenud. Ja see meie keskus ongi loodud selleks, et ta oleks turvaline koht kõigile, kel on seda vaja, kel on küsimusi, kes tahaks võib-olla aega veeta mingis turvalises hubases kohas. Seal on meie kontor, kus me töötame igapäevaselt, me korraldame seal üritusi, teeme seal nõustamisi. Ja ühingu tegevus ongi suunatud LGBT plus inimestele ja nende lähedastele. Me pakume näiteks juriidilist nõustamist, psühholoogilist nõustamist, kogemusnõustamist, korraldame üritusi, teeme koostööd teiste aktivistidega. Meie ruume saavad ka teised kasutada, et see ongi selline kogukonna keskus. Lisaks meie üritustele ja teistele LGBT gruppidele, organisatsioonidele on seal oma üritusi läbi viinud ka näiteks kliimanoored, kes kohtusid meie LGBT noortegrupiga ja nagu me teame, noori väga huvitab see kliimateema, mis on väga tore, et erinevad grupid saavad siin tegelikult kohtuda turvalises keskkonnas. Väga selliseid vaenulikke inimesi tõesti sinna sisse pole sattunud, kes võib-olla tänaval oleksid julgemad. Küll on paar korda siiski tulnud sellised küsimusi tekitavad inimesed, et ükskord tuli näiteks 2 enda väitel sinise äratuse liiget, kes ütlesid, et neil on sõber gei, kas EKRE liikmeid nõustame ka, me ütlesime muidugi, minu teada pole ta tulnud, aga loodetavasti ka nemad tundsid sooja vastuvõttu meie keskuses. No me liigume nüüd tasapisi Kaarli puiesteed mööda alla, jõuame kohe tunnelisse peale seda Vabaduse väljakule, kus saame rääkida, millised asju on seal toimunud, aga enne seda, äkki sa võiksid veel natukene lahti selgitada, et sa mainisid praegu kõikvõimalikke nõustamisi, aga kui sa väga üldiselt joonistaksid välja, millised need grupid on ja millist nõustamist nad üleüldse vajavad. Ja teine asi, kui jutt on lähedastest, siis millise abi järele nemad tulevad? Mul on jäänud mulje, et küsimus on eelkõige sageli infos, et ehk siis inimesed lihtsalt ei ole päris kindlad, millega tegu, kuidas käituda, et seal lihtsalt tahavad olla oma lähedasele paremini toeks ja teada, kuidas seda teha. Ja, no laias laastus meie valdkonnad ongi, ütleme, huvikaitse, haridus, teavitustöö ja siis kogukonna osa. Ja vastavalt sellele on meil ka ekspertiisi ja teadvad inimesed, kes saavad küsimustele vastuseid anda. Näiteks meie juriidilise nõustaja, eks meie juristi ja huvikaitse eksperdi poole pöörduvad inimesed, kes üritavad näiteks aru saada siiamaani ühte jalga lonkava kooseluseaduse bürokraatlikust rägastikust. Inimesed, kelle elukaaslane on võib-olla välismaalane ja siis on 100 küsimust, et kas sellest riigist ma saan oma elukaaslase siia tuua kooselulepingu alusel, aga kas ma sellest riigist ei saa ja mis tingimusi ma pean täitma ja nii edasi.
Psühholoogilise nõustaja poole pöörduvad inimesed tõesti väga erinevate küsimustega, nagu ikka, et mõned on seotud võib-olla konkreetsemate kergemate küsimustega, mõned vähem, peresuhted, näiteks kui peres on keegi vaenulik, et kas ja kuidas neile välja tulla ja endast rääkida. Kogemusnõustajad on need inimesed, kes jagavad oma kogemust, et nad sellist professionaalset nagu nõu ei anna, aga nad saavad rääkida endast ja siis inimene saab näha, kas ta tunneb ennast sellest ära või mitte. Jah, peresuhted, võib-olla suhted koolis, iseendaga mingi kimpus olemine, et kes ma ikkagi olen ja kas ma olen piisavalt see või too. Ja spetsialistid pöörduvad ka meie poole, näiteks õpetajad küsivad nõu, kuidas näiteks kergemat õpilast toetada. Vanemad pöörduvad meie poole, et näiteks minu laps tuli nüüd kapist välja, mis ma teen. Et mõned on sellised väga hakked, ütlevad nii, mul on vaja nimekirja, kuidas ma kõike saan nagu hästi teha oma lapse jaoks. Mõned on sellised, et teate, et ma loodan, et see halvasti nüüd ei kõla, aga ma tõesti olen nagu väga mures ja ma tahaksin, et seda ei oleks juhtunud, aga kuna see nüüd juhtus, siis palun aidake mind, kuidas ma saan olla parim ema või isa oma lapsele. Psühholoogid, noorsootöötajad, erinevad sotsiaalvaldkonna töötajad, et kõik saavad tegelikult mingit infot või nõu, et on inimesi, kes teavad rohkem, teavad vähem ja seda me saame neile ka pakkuda. Me oleme tasapisi siit tunnelist jõudnud Vabaduse väljakule, tagasi lageda taeva alla. Ega see on koht ka, kus on sageli ei ole vist õige sõna, kus on mõnikord näha ka LGBT ühingu inimesi ja paljusid teisi, sellepärast see on see koht, kus lihtsalt käiakse vajadusel meelt avaldamas, kõnesidki pidamas. Millised on sinu kogemused selle kohaga, kuhu me praegu siin jõuame? Vaatan ühes suunas trepid, rist. See on vist see koht, kus neid kõnesid tavaliselt peetakse. Kirik on teisel pool vastas, ja. Ja tõesti väga ruumikas ja sümboolne koht. Viimati mina ise olin siin kohal hea meeleavaldusel, mida ühing oli korraldanud, aga meie töötajad pidas siin kõne ja me ise olime siin kohal koos Inimõiguste Keskusega, saime annetusi korjata, mida me ka saime nendelt headelt inimestelt, kes soovivad toetada seda tööd. Ja ma ütleks, et kogu see päev oli meeldejääv, sest et tükk aega ei olnud sellist suuremat meeleavaldust siin kandis olnud. Ja paljud inimesed pidasid kõnesid, ilm oli külm ja vihmane, aga inimesed jäid oma plakatite, oma lippudega. Ja üks selline võib-olla kõige värvikam hetk oli see, kui need vastuprotestijad, kes olid selliste üsna häirivate loosungite ja žestidega siin hõljunud meie ümber, lõpuks ilmusid ühe kõnepidaja taha ja kõigepealt üks julge inimene läks lihtsalt nende ette seisma oma vikerkaarelipuga ja siis kogu see mass, mis siin meeleavaldusel oli kogunenud, jooksis sinna treppide peale, treppidest üles, oli nagu selline laine, mis läks treppidest üles ja nagu katsid oma massiga need vastuprotestijad ära. Seal läks veidi küll vist kähnuseks, sest et üks vastuprotestija tahtis ühe noore inimese lippu ära tõmmata ja see noor inimene ei lasknud tal seda teps mitte teha. Nii et see oli selline, see ei läinud kuidagi halvasti, aga see oli päris võimas tunne. Ja mis mul veel siin tuleb, kui me nüüd kõnnime lähemale kunstihoonele, oli see, et 2017 toimus Tallinnas viimati Baltic Pride'i rongkäik. Eelmisel aastal oleks ka pidanud toimuma, aga koroona tõttu jäi ära. Ja ma mäletan, et kui see rongkäik siit just Vabaduse väljaku äärest kunstihoone ka vikerkaare lipu alt läbi kõndis, siis minu kolleeg Lätist, kes aitas meil rongkäiku korraldada, tuli minu juurde ja ütles, kas sa tead, kui palju teil inimesi siin kohal on? Ma ei tea, kus ma saan teada, ma jooksen ruupuriga edasi-tagasi, ma ei ole üldse suutnud lugeda. Ja ta ütles, et meil oli 1800 inimest, mis oli umbes, ütleme, 1500 inimest rohkem, kui me oskasime ennustada. Ja see oli väga vahva kuulda. Liigume tasapisi Georg Otsa muusikooli poole ja siis juba oleme peagi Sõpruse kino lähistel. Aga miks on oluline sellistes kohtades olla nähtavalt väljas ja miks sa, Kristiina, oled ise otsustanud olla üks neist inimestest, kes on nähtaval? Sellepärast, et ma saan aru, et ühest küljest on tore olla millegi ellu viia, aga teisest küljest sead sa ennast mingis mõttes ka märklauaks sellega. Märklauaks ja ka lihtsalt väga väsitav on. Minu teekond sai alguse sellest, et ma 24-aastasena armusin esimest korda naissoost inimesse. See oli minu jaoks täiesti ootamatu, aga samas ka ei tekitanud mingi probleeme.
ja siis ma sain aru, et ju siis ma ei olegi hetero. Ja meie suhe algas ja me tahtsime, ta oli välismaalane ja me tahtsime Eestis oma elu alustada ja siis ma sain järsku aru aina rohkem ja rohkem, et ma nagu ei saagi kõike teha, mis ma arvasin, et ma peaksin saama teha oma enda kodus. Ja siis ma sain aru, et kui väga poliitika ja poliitilised valikud ja poliitikute valikud ja sõnavõtud mind tegelikult mõjutavad ja mõjutavad inimesi nagu mina. Ja siis mõni aeg hiljem mind võeti LGBT ühingusse tööle ja seal ma nüüd olen juba 4 aastat. Ja ma pean seda oluliseks, sest et nagu öeldakse, üks asi on see, et kui sina ei tegele asjaga, tegeleb asi sinuga, et muidu öeldakse poliitika kohta, aga see kehtib ka teistes valdkondades, ma arvan. Ja see nähtavus on oluline, sest et kui me oleksime vait, siis oleks väga lihtne ülejäänud ühiskonnale öelda, et meid ei ole olemas ja kui keegi siis julgeb piiksatada, siis ütleb, et sa oled mingi ainuke, et mitte keegi teine pole seda kunagi öelnud ja inimesed vaikides kannatavad sisuliselt, nagu on seda läbi ajaloo tegelikult teinud. Ja kui olete nähtavalt, siis öeldakse, et miks on vaja siis niimoodi? Miks on vaja lehvitada jah, et normaalsed inimesed ju ei lehvita oma seksieluga, mis on jällegi see ja teised tavalised argumendid lihtsalt näitavad, kui palju on sellist juurdunud vale arusaamist LGBT teemadel. Ja minu kui kommunikatsioonivaldkonna sellise entusiastliku inimesena on just hästi oluline jõuda nende juurteni, et ei ole mõtet vaielda inimestega, kes peavad LGBT inimesi kuidagi halvaks või valeks või haigeks. Ei ole mõtet neile öelda, et sallivus, tolerantsus ja oleme kõik sõbrad, et see ei toimi. Et muidugi ma tahaksin seda, aga see ei toimi, et minu üks suuremad eesmärk on just jõuda nende juurteni, miks inimesed niimoodi mõtlevad ja kuidas neile siis selle aluse selgeks teha, et see ei ole tegelikult niimoodi, et nad päriselt tahaksidki sõbrad olla, mitte et see oleks neile nagu peale surutud nii-öelda. Selle kõige käigus on suhtumine tegelikult vist ikkagi üsna selgelt ka muutunud, sellepärast, et kui me jutuks on Pride, siis see esimene, ma ei tea, oli vist esimene, mis Eestis toimus. Sellest on ikkagi osalejatel mälestused, kuidas loobiti kividega ja see oli ikkagi koht, kus inimesed tundsid ennast reaalselt ohustatuna. See Pride, millest nüüd oli juttu, kus sina juba niimoodi said uhkelt korraldajate hulgas olla, see oli ikkagi midagi muud. Seal oli kas üks intsident, võib-olla veidi suurem, vist isegi siin samas Sõpruse lähistel. Ja see korstnapühk ja kujuke, millest me praegu mööda lähme, et üks mu tuttav tegi seal Vikerkaare lipuga pilti ja sai jalaga kubemesse. See ilmselgelt ei ole mitte hea märk, aga siiski oli see üks väga vähestest asjadest, mis juhtus, ehk siis kõik see nähtaval olek, ma tahaks öelda, on ikkagi, ma ei tea, kas on sellepärast või mingid muud põhjused, aga ühiskond on ikkagi muutunud mõnevõrra vähemasti sõbralikumaks. Ja kindlasti, ma ei taha öelda, et see on paratamatu, sest et kui viimased aastad meil üldse midagi on õpetanud, siis on see, et tagasilangus on alati võimalik ja väga-väga kiire. Aga mulle tundub, et inimesed ei taha nagu enam leppida kuidagi vaenu ja vägivallaga, et isegi kui mõni inimene ei mõista päris hästi seda LGBT teemat või mingit muud vähemuste inimõiguste teemat, siis nagu vägivallast ja sellist vaenust ja sellist nõmedusest on nagu väsimus peal, mulle tundub. Ja kui seda tehakse siis kellegi suunal, siis võib-olla vähem inimesi läheb sellega kaasa ja kindlasti on suurenenud ka nende hulk, kes päriselt ka positiivselt suhtuvad. Sel hetkel, kui see Pride siin toimus, siis siin samas Sõpruse ees, kuhu me oleme välja jõudnud, pidasid sina kas siis oma elu ühe esimestest suurtest avalikest kõnedest? Jaa, absoluutselt. Siin Sõpruse ees oli üleval lava, rongkäik lõppes siin. Me tõesti ei osanud ennustada, kui palju inimesi tuleb, sest see oli üle 10 aasta esimene rongkäik tegelikult. Ja tõesti need esimesed lõppesidki osalt selle tõttu, et nad muutusid vägivaldseks. Et ühel inimesel on siiamaani olemas lipp, millel on ta sõbra veri sellest, kui keegi teda kiviga viskas. Et mis siin imestada, kui mõni inimene võib-olla ei tahagi rohkem rongkäigule tulla. Aga 2017 rongkäik kindlasti näitas inimestele, et asjad on muutunud, et on rohkem inimesi, kes toetavad. See oli paljude jaoks esimene kord, kui nad üldse sellist toetust tundsid. See oli paljude jaoks üldse esimene Pride ja mõtle, kui tore, et see on esimene Pride nende enda kodus. Ja siis me lõpetasime siin Sõpruse ees, me kõik isegi väga hästi ära ei mahtunud. Ja seal laval ma pidasin kõne oma kolleegiga ja meie Läti kolleegidega ja Leedu kolleegidega.
ja mul käsi värises, aga pigem rõõmust ja väsimusest kui millestki muust ja ma väga suurt muud ei mäleta kui seda, et ma lihtsalt ütlesin, kui tore mul on ja kui hea meel mul on ja kuulutasin välja, kui palju meid on ja inimestel oli väga tore ja väga lõbus, seda ma mäletan. Aga nüüd, kui me oleme siia Müürivahe tänavale jõudnud, mulle meenub, et siin on vist olnud ka üks geiklubi, ma tean, et neid on olnud Sauna tänaval, praeguseks vist enam mitte. Ehk et ka linnaruumis on tegelikult näha seda, et ikkagi kesklinn on see koht, kuhu saab tulla juba rahulikult ja seda juba päris pikka aega. Ja see Vabaduse väljaku ümbrus on kuidagi kujunenud selliseks kohaks, et Sauna tänaval olid tõesti esimesed sellised, ütleme, nähtavamad baarid. Et need olid ka enne seda olnud, aga need olid kas kuskil eemal või kuskil, otseses mõttes läbi Maltsa pidi kuhugi keldrisse ronima. Kadriorus oli selline kelder. Aga Sauna tänaval oli siis suured klaasaknad, seal oli X-Bar ja Angel ja inimesed, kes Sauna tänaval mööda kõndisid, et see ei olnud nagu mingi siuke pime salakoht, vaid see oli tavaline baar, kus inimesed said sisse välja käia, kus läbi akna oli näha, kes seal on ja niimoodi nagu see selline sisemine turvaline ruum tegelikult liitus avaliku ruumiga ja see oli päris suur asi tegelikult omal ajal. Kas see ei ole mingis mõttes see, mida kõik inimesed tahavad ka nende rõõmsate avalike väljaastumistega, selle eesmärk, nii palju kui mina olen aru saanud, on ikkagi see, et just nimelt seda kõige tavalisemat elu saaks rahulikult elada. Lõppkokkuvõttes kindlasti, et nii Pride'i eesmärk kui ka igasuguste meeleavalduste eesmärk on ju ühelt poolt tõesti tulla kokku ja võib-olla tunne seda õlg-õla kõrval tunnet, mida paljud tihti ei kogegi, et mina küll töötan selle oma 5 kolleegiga igapäevaselt, aga see on pigem ju erandlik olukord. Et hea, kui sul on selline toetav sõpruskond. Aga jah, et ühelt poolt on see toetustunne, teiselt poolt on ikkagi tähelepanu juhtimine mingitele probleemidele, et kuidas sa muidu neist räägid, kui sa ei saa probleemidele tähelepanu juhtida või neile üldse nime anda. Me oleme jõudnud oma selle teekonna jupi siis audiotuuril lõppu, ehk siis oleme siin Müürivahe ja Harju tänava ristis, aga lõpetaks ka klassikaline asi, et kuidas siis edasi, et mis need suuremad plaanid lisaks nendele igapäevastele tegevustele on, et meil on siiamaani veel kooseluseadus, millega ei vajab tegelemist pehmelt öeldes, eks ju, ja mille taga on ühelt poolt justkui hirmud, et mingisugust ühiskonnagrupilt võetakse justkui midagi ära ja teisel pool väga praktilised põhjused, et saaks korraldada suhteid, varalisi, lastega seonduvaid. Kas see võiks olla üks eesmärkidest või ma vaikselt pakun sulle välja, aga tegelikult ei tea, kas sa nõus oled? No, kui me räägime nüüd täitsa lähituleviku eesmärkidest, siis inimesed jalunevad Pride'i järele, eriti pärast sellist isoleeritud koroonaaega ja nüüd juba 2. juulil aastal 2021 on Vikervelo, kus on selline väike Pride-aktsioon, kus saame rattaga sõita ja ka jälle natuke kõnesid pidada, ma saan seda jälle teha. See muidugi selleks ajaks, kui me nüüd lõpuks omadega jõuame eetrisse, on see võib-olla juba selline asi, mida kuulajad saavad ehk meenutada. Isegi meenutada, jaa. Aga pikemas perspektiivis tõesti, et üks on ju see juriidiline pool, et oma elu sa elad niikuinii, hoolimata sellest, mida seal Toompeal otsustatakse. Aga mingitel hetkedel su elus sul on vaja seda kindlust, et on olemas mingisugune teekond oma elu, oma pere, oma laste tuleviku kindlustamiseks. Ja kui see hetk käes on, siis see peab olema seal tehtud ja reguleeritud. Teine eesmärk on võib-olla selline üldine suhtumine ja kuidagi üksteise mõistmine. Et ma ei looda ja ma ei usu ja ma tegelikult väga ei tahagi seda, et kõik nüüd minuga ühtemoodi mõtlema hakkaksid kunagi. See vist muudaks maailma üsna üsna igavaks, jaa, aga ma tahaksin küll seda näha, et on okei mitte kujundada arvamust mingil teemal, mille kohta sa ei tea piisavalt. Et ma praktiseerin seda ise nii palju, kui ma oskan ja ma loodan, et see kuidagi võib-olla levib ka ühiskonnas üldisemalt. Väga tore, Kristiina, et sa sellel teejupil minuga liitusid. Aitäh kutsumast! Nii, me oleme jõudnud nüüd Harju tänava ja Müürivahe tänava ristumispunkti. Ja siin on minu kõrval Artur Räpp. Artur, sa oled Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liige, juhatuse liige, saan ma õigesti aru, ja kogemusnõustaja ja veel palju asju. Mis sa veel kõik oled? Nagu töölepinguga töö on firmas, mis müüb abivahendid nägemispuudega inimestele. Ja seal ma olen ametliku nimega tehniline tugi.
abistan inimesi, kui neil on probleem, aitan neil valida asju, kui neil on probleem juba olemasolu abivahendiks, aitan neil seda probleemi lahendada ja vahetevahel tõlgin juhendeid. Et kõik see, meil on väike firma, meil on tegelikult on 4 inimest ja neist on 11 kohaga. ja neist 4-1 on raamatupidaja veel. Ma saan ühtlasi aru, et sa küll ei näe, aga see sind ei takista, sa oled ikkagi üsna aktiivselt liigud linnaruumis ringi. Aga kui me seda tänast kohtumist kokku leppisime, siis sa ütlesid, et üks koht, kuhu sa küll minna ei tahaks, oleks Vabaduse väljak. Mis selle Vabaduse väljakuga on, et ma ei tea, ebamugav on? See on see, et Vabaduse väljak on üsna suur, see on tore asi, aga ta on täiesti suunatu. Minu jaoks on täiesti suunata, kuna kui ma lahkun nii-öelda serva juures, siis 5 meetri pärast ma enam väga täpselt ei tea, kus ma olen ja 20 meetri pärast, kui ma olen liikunud mingis ebamäärases suunas, kui siis linnamüra on enam igalt poolt ühesugune, siis ma enam ei tea, ma ei ole kindel, kas ma lähen otse. Ja ma võin jõuda 40 meetri pärast kuhu iganes. Ja kui sa oled pime, siis nagu enda asuga kindlasti tegema, aga kuskil kohale jõudes on väga keeruline. Et ma võin ju jõuda mingi äärekivini, mingi majani, aga ma ei tea, mis maja või kivi või trepp see on, kuhu ma jõudsin. Ja sellest ma lageda plätse nagu väldin. Ma teen nüüd ettepaneku hakata vaikselt liikuma, siit me liigume edasi mööda Harju tänavat, aga meil on esialgu selline paras slaalom siin või niivõrd kuivõrd, sellepärast, et siin on hiiglaslikud lillepotid. Kas sa võiksid öelda, Põhja-Eesti Pimedate Ühing, seal ei ole ainult pimedad inimesed, seal on ka inimesed, kes lihtsalt näevad halvemini. Mida see ühel või teisel juhul tähendab, et siin sellised ma ei tea, kaunid linnaruumi tõkised ees on? Et see on tegelikult osaliselt, kas ta nüüd on parem, natuke on parem, see on osaliselt meie töö. Sest ennem olid siin valged tuvid ja inimesed, kes näevad halvasti, siis suur valge tuvi, valged tuvid, ja suusel asfaldi või kivide ostal oli see, et kui sa näed halvasti, et inimesed ei kipunud neid nägema, kippusid otsa komistama ja kukkuma ja siis me pahandasime linnaga ja linn ütles, et ei saa midagi teha. See kunstnik ütles, et need tuvid peavad olema seda värvi, nagu ta on, sest see on kunstiteos. Tal on autoriõigus. Ja kui me natuke veel pahandasime, siis nad tellisid uued. Nad tegid lausa eraldi konkurssi ja tegid siis uued ja paremad. Nüüd on nad peaaegu meetri kõrgused betoonpotid ja siis on need rohelised lilled. Ja linn pole meile küll seletanud, aga ma oletan, et nad mõtlesid nii, et kui nad on kõrgem ja see roheline paistab välja, ta on silmadele lähemal, silmade kõrgusel, et siis inimesed näevad need paremini. Aga millega ühing, sa võiksid lihtsalt nimetada, mis need peamised valdkonnad on, millega ühing tegeleb? Et ma saan aru, et osaliselt puudutab see linnaruum ja et siin tõepoolest inimestel, kes tahavad, oleks võimalik liikuda, aga see ei ole ju kaugeltki kõik. Põhja-Eesti Pimedate Ühing siis kõige tavalisem asi, mida tavaline kõige rohkem tahab, on see, et kui ta näeb halvasti või tal nägemine langeb, siis ta tahaks tunda, et ta ei ole maailma ainuke, kes nii teeb. Et tähelepanu keskpunktis on tore olla, kui see on positiivne, aga kui sa arvad, et sa oled ainuke maailma halvasti nagu inimene, siis inimesed ei tunne ennast hästi. Siis nad tulevad sinna, et lihtsalt tunda, et teisi sellisugused on veel ja saad aru, mis ta saab. See tihtipeale inimesed alahindavad oma võimalusi ja neid. Ja me pakume neile vestlemist ja nõustamist ja rehabilitatsiooni, suuname need igast abivahendite juurde, toetuste juurde. Riigil on palju toetusi, aga inimesed ei tea. Ja tihtipeale need sotsiaaltöötajad ka, neil on tööd palju, nad ei jõua kõik rääkida ja kui räägivad, siis infot on nii palju, inimestele ei meelde. Ja meil on kursusi. Aegalt on olnud arvutikursused ja aegalt on isegi näiteks toidu tegemise kursusi. Et juba lihtne on teha süüa, kui sa näed, aga kui sa enam ei näe, siis ma ei tea, isegi või määrimine leivale võib osutuda päris keeruliseks. Et see või jooks just sinna, kus vaja on rääkimata igasugustest muffinitest ja muffinite tegemine on päris keeruline. Pannkook on tõeline kõrgpilotaaž. Sellepärast, et seal on see praadimine, et millal ta on küllalt valmis ja millal pannkook ümber pöörata nii, et ta jääks panni peale ja mitte teise asja otsa. Ta vist näpuga ei kibeleks katsuma. Aga ma tean ühte pimedat, kes katsub. Kas tal on rauast näpud? Ta katsub see, et kui see pealne pool on veel toores, siis ta ütleb, et see on 80 kraadi tegelikult, ta ei ole kee ju tegelikult, kuigi ta mullitab, ta ei kee veel. Ja siis ta hellalt puudutab ja kui see tundub nagu õige kuumus, siis ta pöörab ringi.
Me oleme vahepeal vahetasime küll mitte tänavat, aga teekatet. Mida see tähendab sinu jaoks? See, et kui kunagi tehti see Harju tänaval remonti, sama on ka Viru tänaval ja Pikale tuleb samasugune, siis kaotati ära kõnniteed. Võeti ülene mummu see paekivi. Ja algselt pandi see selleks, et kes on ratastoolis liigub, et nad saaksid ka liikuda ja või laste käruga. Aga mina kasutan seda sellepärast, et see annab mulle suuna. Sealt mööda maja servi tahaks kogu aeg liikuda, aga kui ma käin lihtsalt mööda keset teed, siis ma kipun kalduma vasakule paremale. Aga kuna siin on nüüd see graniitplaatidest tee on sile ja muu on krobeline, siis ma suudan suunda pidada, juhul kui siia pole midagi ette vantud. Kunagi oli kogemus Viru tänaval, kus kohvik oli siia lauad pannud ja kui ma kohvikust mööda sain lõpuks, siis ma ei liinud seda siledat osa enam üles. Siis oli natuke aega huvitav olla. Aga kuidas sa linnaruumi veel vaatad? Mõtlen, et kohvikutest oli juttu, siis kohvikud tähendavad tavaliselt lõhnasid, helisid. Mis on need pidepunktid, mis linnas käimisele, esiteks, mis aitavad suunda leida, aga teisest küljest ma arvan, et iga inimene tahab, et linnas oleks huvitav käia. Me ju ei lähe tänavale, kui meil ei ole esiteks ohutu ja teiseks mingil määral huvitav. Tavaline on see, et mida puhta orienteerimise mõttes õpitakse pähe, kus mis kasub, ja õpitakse pähe maamärgid, see on siis reljeefi erinevused. Aga peale selle lähevad arvesse kõik asjad, hääled, lõhnad, tuulesuund, mis on mingi tuulesuund on tore asi, mis et tuulisem ilmaga on iga nurga tagant on eri suunas. Aga lagedal maal Eesti töötab tuulesuund. Nii me oleme vahepeal saame siin liikuda uutesse suuntadesse, sellepärast, et me oleme üles leidnud need tuvid, kes on sealt samast ära võetud, kus me enne olime ja paigutatud nüüd siia ühte suurde kuhja. Me oleme jõudnud Niguliste tänavale. Meie ees on Niguliste kirik. Ja et kui mul on nagu jalutanud ja tõesti naudin, siis ma alati nuusutan. Ja ma tean, et kui ma käin kuskil sama, tõesti lusti pärast, siis tihtipeale vajan saatjad hulluks sellega, et ma räägin, mis lõhna ma tunnen. Ja kuna lõhnad on tavaliselt linnas, vanalinnas toidulõhnad, siis nad hakkavad arvama, et mul on kõht tühi. Aga ma lihtsalt räägin, mida ma tunnen. Kohvilõhnad, pirukalõhnad, saialõhnad, leivalõhnad, praelõhnad, õllelõhnad. Et see lihtsalt see on minu maailm. Kas Niguliste kirik puutub ka kuidagi sinu maailma? Kas siin on sul teha? Ma olen siin elus ühe korra käinud. Niguliste kirikus on surmatants, millest on olemas kirjeldus. Umbes 20 minutit pikk kirjeldus, mismoodi ta välja näeb. Et maal on suur ja väga ajaliselt tähtis ja siis nüüd panti see välja see kirjeldustõlge surmatantsust. Aga selleks ei pea mitte kohal minema, vaid see on neil kuskil kodulehel. Aga Vannalinnas on neid muuseume ka, kus on. Kus saab kohavle tulla, saab katsuda. Meremuuseum saab Paks Margreetas ja Adamson Eeriku muuseumis on. See on päris huvitav. Ma mõtlen, et järgmine kord, kui ma ise neisse kohtadesse lähen, siis võib-olla oskan kuidagi teise pilguga seal olla. Mõnes kohast tuleb küll kas küsida, et ma tahan seda vaadata või siis tähelepanek olemas, et nad tahavad seda niiviisi panna, et ei paistaks liiga sirma. Et oleks olemas, aga nii meil läheks mööda. Nii, meil on nüüd väike takistustee peal, nimelt siin on üks puupõõsas, mis on põhimõtteliselt ikka täitsa katab selle kõnnitee ära. Kuidas on selliste asjadega linnaruumis? Ma mõtlen, et neid, kui sul on ka valge kepp käes, siis neid sa ei saa ju kuidagi ette tunda sellega või saad. Jah, et valge kepp üldiselt töötab kas maapinnal kompamiseks või siis kuni nii pikk nagu ta on. Kuigi mida kõrgemal seda halvemini. Ka need oksad, mis pähe tulevad, ega saadki vastu pead. Kuigi nad tegelikult ei tohi olla tee kohal. Ja nad võivad vahel ka päris valusad olla, kui nad on jäävendamuks. Kas sellised asjad kuuluvad ka millegi hulka, millele võiks rohkem tähelepanu pöörata? Ma mõtlen, kas siis näiteks linna tähelepanu või ega väga täpselt ei tea, kes see neid inimesi saatab siia välja, kes neid maha lõikub? Otsa kõnniteele ulatuvad oksad on tegelikult maja omaniku asi. Ja kontroll on linna. Tallinnas on ta mopa asi. Mopa võibki teha ettekirjutuse. Seal on tegelikult ka linnas on see norm, kui kõrgel tohivad oksad olla teepinnast minusti 2 meetrit. Need oksad, mis on kõnnide kohal.
saame vahepeal üle tee minna, siis vaikselt hakkab paistma Rataskaevu tänav. Aga natukene võib-olla veel sellest, et kuidas sa näed, kui palju on Eestil, ma ei tea, kas siis riigina arengut, et kui palju üldse osatakse nende inimeste poolt, kes kas siis seadusi teevad või mingisuguseid ettekirjutusi, kui palju osatakse märgata vähemusi, kellel võib-olla on otseses mõttes teistsugune vaatepunkt? Ega nad just väga märgata taha, kui neile meelde ei tuletata. Sest ma tean, näiteks need Helifordi asi on meil jutuks olnud juba riigi tasandil. Ma arvan, 10 aastat ja see saab ikka veel midagi eriti juhtunud. Mis seal täpselt juhtuma peab? Nad peaksid täpsemalt ära kirjeldama, kust peab olema helifoor ja kui palju need peab olema ja nad ära sätestama, aga praegu ta on ikkagi rohkem, kui me mällume ette, on praegu nõue suurematel ristmikel. Mul on nagu suuremast ristmikust vähe kasu, kui ma väiksemast üle ei saa. Pluss see, et need on halvasti reguleeritud. Mõnes riigis näiteks on Prantsusmaal on see, et ei tohi ühtegi foori panna, kui seal peal helifoori. Kui seda rohelise tulle jaoks helisignaali. Palju te vaatate üleüldse neid välismaiseid näiteid või suhtlete välismaal olevate erinevate ühingutega, et sealt natukene paremat aimu saada, kuidas võiks asju parandada? Põhjastimete ühing väga ei suhtle, vahel Soomega. See töökoht, kus me töötan abifondid, sest meie toome abifondid kõik sisse ja meie peapartner on Austrias. Ja mess, kus me käime vaatamas, on Frankfurdis see suurim mess, kus on Euroopa suurim mess, kus on nägemise abifondid. Selleks, et neid müüma hakata, peaks nagu enne nägema ja kõiki tooted ei jõua ju kohale tellida, kalliks läheb. Aga Artur, kuidas see Eesti seis siis on võrreldes sellega, mida sa näiteks seal Frankfurdis näed? Kus kohas me omadega oleme? Ma ütleks, et abivahendi seis ei ole Eestis paha, aga linnaruumi seis on veel halvem. Sest linnaruumi, teised on alustanud varem ja teinud kauem ja linnaruum on väga pika mõjuga. Et selleks, et linn korda saaks, peaks tegema 120-30 aastat, et ta lõpuks igavale korras oleks. Aga ma arvan, et Eestis on sellega alustatud ehk 5 aastat tagasi niiviisi suuremas mahus. Ja et meil läheb veel 20 aastat enne, kui ta kuskil jõuab ja osad seadused ja regulatsioonid on ikka puudu ja need mõistmised, mida vaja on ja miks seda vaja on. Nii, minut tuleb meile auto vahepeal tee peal, õnneks tundub, et läheb mööda. Õnneks on midagi see, et selle sama autoga, et kuna see on nagu ahel, kui linn muutub paremaks, tuleb rohkem nägemispuudega inimesi, pimedaid inimesi välja ja kui neid tuleb rohkem välja, siis neid mõistetakse rohkem ja neid pannakse tähele ja saadakse aru, mis nad tahavad. See, et varem, kui ma ennem käisin, siis pooled ei saanud üldse aru, mis asi see valgkepp on. Aga nüüd juba märgatakse, saadakse aru ja teatakse, mismoodi, vähemalt neid, kellega ma kohtun, need saavad aru, mis valgkepp on ja kuidas minuga käitu tuleb. Eks pooled võivad vaikselt mööda ja selles on väga palju irooniat, et kuniks näha ei ole, siis ei oska midagi teha ja kuniks midagi tehtud ei ole, ei tule inimesi välja. See ongi see mismoodi ennast siis lõpuks ikkagi, millest tuleks siis alustada või mis on need meetodid, mis kõige paremini töötavad peale selle, et lihtsalt olla väljas? Meil oleme mõnda aega, 15. oktoober on valgkeppe-päev, rahvusvaheline valgkeppe-päev, kus siis tehakse igused üritusi ja asju, siis me oleme mõnda aega juba korraldanud neid üritusi ja siis ja me proovime need üritusi, me presikaast ei tee, sest me proovime nii, et meist ei jääks muljet, et me oleme üks tige kamp, kes kunagi mitte millega rahul ei ole. Aga samas, et me oleks piisavalt nähtaval, et me tahame midagi. Ja need samad üritused on ka need, kuhu me kutsume inimesi kohale. Just selles mõttes ka, et tulge kas või üks kord välja ja näidake, et olemas. Ja harjutada inimesi, nii et me pöördume mõlemale poole. Nii nende poole, kelle jaoks seda tehakse, et nad tuleksid ja ütleksid ja näitaksid ennast. Ja pöördume ka nende poole, kes peaksid tegema. Ja proovime selle juures mitte saavutada tigeda kamba mainet, kes mitte millegagi rahul ei ole. Kui suur Eestis üldse see kogukond on, kellesse see puutub, nii pimedad kui vaegnägijad, et ma saan aru, et Põhja-Eesti pimedate ühingus on üle 400 liikme, aga inimesi on ju kõvasti rohkem. See ei ole ka ainus ühendus Eestis suugi. Ametlikult öeldakse, et üle Eesti on ühingutesse kogunenud 1500 inimest. Ametliku Eesti statistika järgi on nägemispuudega inimesi 7000 Eestis.
alates 0 kuni mis iganes vanused välja. Aga kui ega Eesti inimesed pole maailmas erilised inimesed, et Ameerika statistika järgi on umbes 1% on nägemispuudega. Et siin on kindlasti ka neid, kel pole üldse mingit puuet, aga mitte midagi, nad lihtsalt näevad halvasti. Me oleme tasapisi jõudnud oma teekonna hetkel lõppsihtpunkti metskitse kuju juurde, aga selle metskitse taga on veel siin omamoodi purskaev. Mis see purskaev sulle räägib? Ma saan aru, et sul on isiklik suhe purskaevudega. Mul on minu jaoks on purskaev minu vaatamisväärsus. Kunagi ammu ma üritasin isegi purskaev hääli salvestada, aga tollel mul tehnika nii viletsad, mitte midagi sealt, ainult sahine peale. Aga et ma näen, et kunagi siin paar aastat tagasi tegi üliõpilane lausa uuringu, et kuidas tehakse akustilise ruumi linnas. Et inimesed pühendavad väga palju ruumi tähelepanu selle, et mingi asi näeks ilus välja. Ja seda võib kirjeldada ja sellest võib teha maketti asju, aga et nagu akustilise ruumi kujundamiseks väga palju ei nähta vaeva. Ja majad on toredad, lõhnad on toredad, aga ise tahaks aga akustika meeldib mulle rohkem. Ja purskaev on see akustiline vaatamisväärsus minu jaoks. Nii et meeled võiksid olla mitmes mõttes avatud kõigil, võib-olla on siis kõigil natuke parem olla. Artur, ma väga tänan sind selle vestluse eest. Saame siin veel pisut selle kitse korras seda vette kuulata. Me oleme nüüd Kitsepargi juures, Onne tänaval. Ma saan aru, et vanalinn on üheks lemmikkohaks minu järgmisele teekaaslasele. Šoroka Al-Sulaiman töötab Eesti pagulasabis ja tegemist on organisatsiooniga, mis tegutseb selle nimel, et Eestisse saabunud pagulased saaksid uues ühiskonnas võimalikult kiiresti kohaneda. Ja oma kodudest lahkunud inimesed ei jääks hätta ka väljaspool Eesti piire. Aga olla pagulane, see ei ole üldiselt vaba valik, vaid ikkagi sundolukord. Ehk siis Šorok, kas sa räägiksid pisut, milline on sinu Eestisse jõudmise teekond olnud? Millal sa siia jõudsid? Kuidas see kõik välja nägi? Alguses tere! Ma tulin Eestisse 2018 märts lõpus ja siis enne seda ma käisin Türgis 3 aastat ja siis algusest, kui tulin siia, kõige rohkem raskem asi oli lumi ja see oli väga raske. Märtsikuus oli lumi maas? Jaa, palju. Läksin Vägeval ja seal on kõige külmam koht. Ja elasin seal 8 kuud, aga oli täiesti väga külm ja palju lumi. Põlveni oli. Aga mis see olukord oli, kust sa Süüriast koos oma perega ära pidid tulema? Ma saan aru, et see oli kodusõda käis parajasti. Jah, käisin sõjas mingi 4 aastat ja siis 2015 lahkusime Süüriast ära Türki. Piiri peal läksime jalasi ja 4 päeva oli meie tee ja siis läksime Türki ja hakkasime uus elu tegema. See vist ei ole väga lihtne. Ei, muidugi oli väga raske, sest kõige lõppaeg Süüriast oli väga raske ja sellepärast oli rohkem raskem tee ja aeg. Kui mitmekesi te tulite? Kui suur sinu perekond on? Olime 9 inimest. Praegu me oleme 10 inimest. See on ikka päris korralik käng. Ja. Nii, aga vanalinn on sinu jaoks päris tuttav koht. Me praegu tuleme siin mööda sellist kitsast Väike-Kloostri tänavat, aga jõuame kohe Tallinna vanalinna täiskasvanute gümnaasiumini. See on see kool, mille sa vist üsna äsja lõpetasid tegelikult. Jah, hakkasin siin õppima 3 aastat. Algusest õppisin eesti keelkursus, aga mitte koolis. See oli kooliväljast. Õppisin vähem kui 8 kuud ja siis sain B1-tase. Siis hakkasin siin õppima 11. klasses ja 12. klasses. Algusest
nagu õppisin 11. klassis 2 korda. Esimest korda mul ei ole keelt ja sellepärast tegin uuesti. Aga kus sinu sugulased käivad, kus nemad on keelt õppinud? Ma saan aru, et enam-vähem kõik su sugulased ikkagi räägivad praeguseks eesti keelt peaaegu. Mu pere lapsed räägivad eesti keelt, aga ema ja isa ei räägi, sest eesti keel on täiesti väga raske keel ja nad proovisid mitu korda, aga ei saanud õppima. Ja kõige noorem õde, ta õppis vene keelt, sest ta käib vene lasteaias. Kes teile siin kõige rohkem toeks alguses olid? Et sa praeguseks töötad ise Eesti Pagulasabis, aga see on ju organisatsioon, kuhu sa ikkagi eelkõige ise alguses nii-öelda abisaajana sattusid. Algusest osalesin palju laagrides. Seal mul ei olnud keelt, mul ei olnud ka sõbrad ja seal oli palju erinevad rahvused ja oli ka pagulased. Tunnen nagu, et on inimesed nagu mina ja seal nagu õppisin palju asju, Eesti kultuur, kuidas inimesed räägivad, tegelevad, mida teevad ja siis see on kõige abiks asi. Mis on kõige raskem olnud siiamaani Eestisse sisse elamise juures sinu jaoks? Keel oli väga raske ja veel on raske, aga sest ma tunnen, et palju õppisin keelt, aga veel ei lõpetanud. Nagu ma räägin, aga veel mul on palju vigad, mul ei ole korralikult grammatika. See alati tunnen seda. Ja. Kui palju sa puutud Eestis kokku sellega, et mitte kõik inimesed ei vaata pagulastesse hea pilguga? Kas see on sinu jaoks olnud probleem? Algusest jah, mul oli väga halb tunne, et inimesed alati vaatavad, mõned räägivad halb asju, mõned karjuvad. Oli raske. Ja algusest ma väga vaatan ja uurin, et kas keegi vaatab minu peal või ei vaata ja siis ma leian. Aga praegu ma ei vaata, ma ei uuri, et ma ei vaata näiteks tänavalt või bussist, kas keegi vaatab minu peal. Las olla, kui tahavad vaadata, siis vaatavad, mida ma teen. Ja siis kui keegi midagi ütleb, ma ei anna vastu. Kõige rohkem, et ma ei anna vastu. Mõnikord andsin vastu. Aga palju aeg, et ma ei andnud vastust, et ma ei taha probleem rohkem suuremaks teha. Vahepeal ma kirjutasin endale üles ja saan nüüd ette lugeda Eesti Pagulasabi tegemiste kohta natukene pikemalt. Ja siis ma saan sinu käest küsida pärast seda, kuidas see kõik sinu jaoks on töötanud. Aga kui võtta Pagulasabi tegevused kokku, siis peamiselt tegeleb Pagulasabi 4 asjaga. Pakutakse tugiteenuseid Eestis elavatele pagulastele, pakutakse individuaalset nõustamist, grupitegevusi, keelepartnereid ja mentoreid, vaimse tervise tuge, korraldatakse lastelaagreid, viimast mainisid ka sina. Ja humanitaarabi antakse ka väljaspool Eestit, ehk siis hetkel on Pagulasabi aktiivselt tegev Ukrainas, Liibanonis, Jordaanias, Gruusias ja varem tegutseti ka Türgis. Siis on Pagulasabil veel kompetentsikeskus, kus koolitatakse ja teavitatakse pagulastega kokku puutuvaid spetsialiste, viiakse ellu haristusprojekte, teavitatakse avalikkust läbi erinevate tegevuste. Kõik, mis ma ette loen, on muidugi hästi kõlav hirmus ametlikult, aga ma loen ikkagi. Ja lisaks on näiteks Ida raadios saade Exilium. Mis veel? Kaitstakse pagulaste õigusi, tehakse huvikaitset. Ja siis viimaks on veel ka sotsiaalne ettevõtte Siin ja Sääl, mis tegeleb toitlustuse, koolituste ja kursustega ja kultuuriürituste korraldamisega ja ka pagulaste poolt valmistatud toodete, müügi ja muu sellisega. Nii, lugesin terve pika nimekirja nüüd enam-vähem hingetõmbage ette, aga milliste osadega sina sealt oled kokku puutunud?
alguses ma arvan, et see aitas kõik pagulased, et oli keegi algusest alati õpetab ja aitab see pere, kõik pagulased. Ja see on väga oluline, sest pagulased, kui tulevad siia, see on erinev koht, erinev riik, erinev, kõik on uus. Transportid, koolid, haiglad, kõik oli uus ja näiteks mina ma ei saanud siin bussis kasutama või rongi või näiteks haiglasse minna või registreerima. Kõik nagu oli uus, see on tavaline asjad eestlaste nagu kohta, et kui vaatavad, ütlevad nii väga lihtne see on, aga meie kohta oli väga raske, sest kõik oli uus ja meil oli aga teine süsteem, nagu oli Suuriast, oli Türgis, aga täiesti teine süsteem, mitte nagu siin ja et see võimalik pagulasabi annab kõik perele, et on kedagi aitab alati. Seda ongi väga raske ette kujutada, kuidas üleüldse olla täiesti võõras kultuuris, kui ei ole sõpru ja kõike tuleb algusest alles koha peal tekitama hakata, aga praeguseks ma saan aru, et sul on ikkagi väga hästi läinud, sa töötad nüüd ka ise pagulasabi juures. Millised on sinu tööülesanded seal? Millega sa tegeled? Ma tegelen ühe projektiga, see on lõimumiskiirendi. Rohkem me arutame, saame rohkem aru saada, mis on kõige rohkem tekivad probleemid pagulastega või välismaalt inimestega ja proovime lähendama rohkem nagu paremini elu nagu teha. No ma arvan, et see on igati aru saada. Sest enne kui me kohtusime, siis küsisin omakorda ka Eesti pagulasabi juhatajalt Eero Jansonilt, et kuidas ta näeb seda, kuidas pagulasabi muudab Eesti ühiskonda paremaks. Sellepärast, et kui me oleme siin rääkinud praegu inimeste lõimimisest ühiskonda, siis see justkui puudutaks inimesi, kes tulevad ainult kaugelt, aga see tegelikult puudutab ju ka eestlasi lähedalt. Nii et Eero ütles mulle väga lihtsalt, et ühiskond on seda tugevam ja sidusam, mida paremini ta toetab oma nõrgemaid liikmeid. Ja pagulasabi toetab neid, kes ehitavad olude sunnil oma elu siin üles teist korda. Mida edukamad nad selles on, seda parem kogu ühiskonnale. See tundub üsna ilus. Palju näiteks praegu lastele on laagrid, õpivad kultuur, mängivad seal, rohkem nagu tegelevad ja hakkavad teistmoodi elu elama, nagu Eesti moodi. Ja ka Sinjasal projekti, seal käivad tööl pagulased, teevad endale toidu ja see on väga oluline, et mitte ainult me peame õppima Eesti kultuur, vaid teised peavad ka õppima erinevad kultuurid, mida nagu Eestisse tulid. Ma arvan, et see avardab meid kõiki tõenäoliselt. Et tutvuvad ja siis rohkem saavad aru, mis elu me elasime, kuidas me elasime, et ei ütle koha, et näiteks miks te ei tea, see on väga lihtne või ma ei tea. Selle nimi on vist ka empaatia lihtsalt, et saada inimestest aru.
Aga Žorok, mul on sulle veel üks viimane küsimus, et me oleme nüüd jõudnud ühe ülikooli ette, see küll otseselt ei puuduta sind, küll aga on siin Eesti Kunstiakadeemia ees hea küsida, et mis on sinu edasised plaanid, sa oled nüüd 12. klassi lõpetanud ja ma saan aru, et sellega sinu ambitsioonid hariduse vallas veel ei piirdu. Jah, nüüd lõpetasin 12. klassis ja muidugi tahan ülikooli minna. Veel ma uurin, kuhu ma lähen, aga ma kõige rohkem, mis mulle meeldib, Tartu Ülikool ja ma loodan, et ma saan seal sisse. Aga suur aitäh sulle. Aitäh. Täna seda jalutuskäiku kaasa tegemast. Eelmine teekaaslane, 19-aastane Žorok alles mõtleb, millisesse ülikooli täpsemalt minna, aga minu järgmine teekaaslane Keiti Kleavin on selle hoonega siin juba üsna konkreetselt seotud. Tere, Keiti! Tere, Keiu! Me räägime küll sellepärast, et sa oled osaline linnalaboris, aga linnalabor tegelikult ei ole mingis mõttes ka üldse teemadelt kaugelt seotud ülikooliga, EKA-ga. Jaa, absoluutselt. Linnalaborit võib ju nimetada Eesti Kunstiakadeemia urbanistika rahvusvahelise programmi spinniks, aga võib-olla see on mõned linnalabori asutajad oleksid natukene kahtleval ja pahasel moel sellele kommentaarile reageerinud, aga jah, tegemist on MTÜ-ga, mis on, kui ma nüüd hirmsalt tagasi vaatasin, saab käesoleval aastal 15-aastaseks. Aga miks me siin EKA maja ees seisame on ikkagi sellepärast, et tõesti ka enamik linnalaborante kaasa arvatud mina ei ole seotud ainult siis selle ühe institutsiooniga, vaid me teemegi, valdavalt on siis meie inimeste profiil selline, et tehakse näiteks teadustööd ülikoolis või õpetatakse ülikoolis, töötatakse kuskil ministeeriumis või omavalitsuses, aga või erasektoris, aga projekte, mida ehk nendes institutsioonides alati teha ei saa, saab siis teha linnalaboris. Ehk siis linnalabor on võib-olla siis lihtsalt öeldes linnateemade mõttekoda ja oma 15 aasta jooksul on loomulikult toimunud väga palju erinevaid protsesse, ma arvan, et me oleme selgelt institutsionaliseerunud, aga selle EKA majaga jääb peale minu ka sidusust kindlasti väga erinevatest nurkadest. Üks on see, et see maja siin võtab vist nüüd 3. aastat uusi tudengeid vastu, et sinu eelmine eestkõneleja on kindlasti siia oodatud. Siin majas see, et kas siin majas saab ainult kunsti õppida, ma arvan, et mitte, siin saab ka teadust teha või tegeleda sotsiaalsete tundlike teemadega, lihtsalt see vorm on ehk natuke teine. Aga EKA sobitub kogu Kalamaja kontekstis ka hästi nende teemadega, millega linnalabor tegeleb, millest me täna räägime. Mille on toonud see hoone siia kaasa veel? Tudengid seda kindlasti, aga mida see tähendab linnaruumi kontekstis? Ja mõistagi, ma arvan, et selle EKA maja, vana maja ja uue maja lugu on väga sümboolne viimasele paarikümne aasta linnaplaneerimisele, ehk siis see otsus kesklinna selline suursugune kumav, meelitav 15-korruseline ärisoonis paiknev kunstitorn ehitada oli meie noorele neoliberaalsele riigile vist liiga kummastav või kahtlane amps ja seda otsust ei tulnud ning Kunstiakadeemia kolis siia töölisasumisse. Päris alguses oli ju mõned vilistused võrdlemisi pahased, et kunstnikud pagendatakse kuhugi Agulisse, aga nüüd võib-olla siis küsida ja küsitakse üha sagemini, kas Kalamajale on vaja EKA-t või EKA-le on vaja Kalamaja, siis mina arvan, et Kalamajale on vaja EKA-t, sellepärast, et selles piirkonnas või üldse laiemalt Põhja-Tallinnas on siis jällegi Eesti taasiseseisvumise perioodi jooksul toimunud nagu kiired arengud. Ja me näeme neid ka nüüd, kui me mööda Kopli tänavat hakkame tasapisi Balti jaama ja siis juba Telliskivi poole liikuma. Absoluutselt, seda saab väga selgelt lugeda välja siis, ma ei tea, lihtsalt öeldes
tarbimise aktiivsusest, füüsilisest ruumi muutusest ja neid protsesse siis meie linnauurijatena mõistame sellise termini all nagu gentrifikatsioon, mida eesti keelde tahetakse tõlkida keskklassistumiseks ja see on igatepidi ka adekvaatne, sest et siin Kalamajas on kindlasti elustiilid, need ootused ja hoiakud nende uute tulijate puhult seda keskkonda siis just valdavalt muutud. Need ootused ja hoiakud on need, mis panevad arendajaid sellesse piirkonna investeerima, selle tööstuspärandit muutma, et ka see EKA hoone on ju tegelikult väga selgelt näide sellisest arhitektuurikeele muutumisest, et kui esimene konkurss, mis seal kesklinna Tartu maantee 1 krondil toimus, siis seal oli konkursi tingimused diametraalselt erinevad sellest, mida see konkurss, millega see kuuarhitektide poolt projekteeritud maja siia tuli, et teises konkursis juba väga selgelt manageeriti seda riske sellise planeerimise ja ehitamise poolt ja väärtustati olemasolevat keskkonda, tööstuspärandit ja nii edasi. Et selline ambitsioonikas tahtmine ehitada endale oma torn on siis tõesti selle 10-15 aastaga muutus selliseks kasinaks, väikseks betoonbutiik-ülikooliks. Aga jaa, et nüüd me seisamegi siin, liigume mööda Kopli tänavat ja siin on... See on koht, mida me tunneme kui kauplusoaasiat või vähemasti mõned inimesed, kes on siin peol käinud näiteks või siis hoopis söömas tunnevad. Aga samas on see koht ka muutumas samamoodi nagu tegelikult kõik kohad, mida me hetkel näeme, sellepärast, et kui me vaatame ka vasakule poole teed, kus on erinevad bussipeatused, siis ma saan aru, et tegelikult kui nüüd inimesed seda vestlust kuulevad näiteks kas mõned kuud või ütleme aasta aega pärast selle salvestust, siis nad ei näe enam suure tõenäosusega päris sama pilti, mis meie praegu. Jah, ma julgen arvata küll. Me oleme jälle jõudnud buumi ajastule, et turumajandus käib tsüklites ja hetkel on kindlasti jälle tegemist ajaga, kus on linnas näha rohkem kraanasi ja rohkem lammutamist ja juurdeehitusi. Ja samamoodi tõesti siin, kui sa mainisid kauplusaasiat, siis just viimane nädal või üle-eelmine nädal saadeti Linnalabori posti järgmine klassikaline kiri sellest, kuidas arendajal on teatud soovid, olemasolevatel elanikel on oma ootused elukeskkonnale ja need ootused ja soovid alati ei kattu. Aga ma arvan, et siin ongi see, et inimesed on kuidagi arvavad, et see, milline elukeskkond mina soovin, et seda peaksid soovima ka teised. Aga alati nii ju ei ole. Aga oma häält saab ometigi kuuldavaks teha ja ma saan aru, et kui teile tulevad sellised kirjad, siis näitab ka seda soovi, et inimesed tahavad kaasa rääkida oma linnaruumis ja nad on leidnud teie kujul võib-olla siis ka mingisuguse koha, kelle kaudu seda kas siis teha või aga mis te vastuseks ütlete, mis inimestele tegelikult variandid on, et ma saan aru, et teie barrikaadidele ei tõtta iga kord, see pole päris see, mis te teete? Ma arvan, et tänaseks päevaks on nagu küll on võib-olla linnalabor ise, kui me räägime laborist, siis loomulikult ja mina isiklikult on jõudnud nagu sellisesse ikka, et jah, et nüüd peab nagu, ma ei tea, pick your battles on ju, et kõike nagu, et meil on ühiskonnas on tekkinud nii palju muid eestkoste organisatsiooni ja liikumisi ja sotsiaalseid liikumisi, mis seda kõike toetavad, et sellistele kirjadele me siis loomulikult alati vastame väga toetavalt ja suuname neid edasi materjalide inimeste poole. Aga see periood võib-olla Linnalabori ajaloost, kus me olime eelkõige tuntud kui siis kaasava planeerimise populariseerija või siis jah, sellise nagu nüüd seal siis koosloomele orienteeritud selliste platvormide ja võrgustike loojana on nagu asendunud pigem sellise rakenduslikuma linnauuringute poolega ja seda peamiselt ka keskustest väljaspool, sest et ma ei tea hästi lihtsalt öeldes, kui siin Tallinnas on juba kriisivalt kriitilist massi, neid inimesi ja teadmist, siis on kohti Eestis, mis selle viimaste aastate arengute juures ei ole ehk olnud alati nii eelisjärjekorras, et me täna tegeleme rohkem
võib-olla strateegilise planeerimisega ja sellise nagu nõustamistööga, ehk siis oleme endiselt selline vaheplatvorm siis kõikide nende erinevate elukeskkonna osapoolte vahel, need, kes siis seda omandivormi tõttu loovad, need, kes seda valitsevad, need, kes seda kasutavad. Me oleme nüüdseks sujuvalt jõudnud veel ühe üsna märgilise kohani, mis näitab ka natukene võib-olla ka siis kaasamisprotsessi kohta, ehk siis me oleme Balti jaama turu ees, mis taaskord veel mõned aastad tagasi oli täiesti teistsugune koht, nüüd on sellest saanud selline arhitektuuriliselt üsna kaunis koht, kus käivad hea meelega nii kohalikud elanikud kui võib-olla ka turistid, aga siin on kahtlemata mõned inimesed, nii ostjate kui müüjate poolt on läinud kaduma. Ja kui ma rääksin sellest gentrifikatsioonist, siis seda valdavalt linnauuringutes mõtestatakse nagu justkui kahe teema kaudu. Üks osa nagu sellistest uurijatest vaatavad seda pigem selliste rahastusmudelite ja rahastusskeemide muutumise kaudu, eelkõige eluasemeturul ja nende hindade ja rentide ja kogu selle valdkonna kontekstis. Ja Eestis on sellest võib-olla, seda on alahinnatud, sellepärast, et siin tegeletakse meil on meie omandi tõttu, mis on eraomand, taasiseseisvumise jälle toimus erastamine, on tegelikult nagu seda rendihinna kaudu välja tõrjumist on vähe, aga uurijad vaatavad eelkõige näiteks seda Balti jaama piirkonda ja seda Kalamaja piirkonda just sellise tarbimise ja elustiili muutuste kaudu. Ja sellele sa ju ise praegu viitasid, et kes need on siis need või mis siin siis on kaduma läinud, et kindlasti ei leia me siin endist aegunud toiduletti, kuhu inimesed tulid Tallinna mägedelt ikkagi siia kesklinna veel midagi ostma. Aga leiame Prantsuse juustuleti. Ja haistame käsitööleiva lõhna ja pruulime käsitööõlut ja teeme üldse kõike käsitsi. Ja siis selline, kuidas on siis juurdehindlusega kaltsuka kotuur on kõrvuti siis siuke Poola trussiku valikuga, et see nagu kõik on olemas siin Balti jaamas ja see Balti jaam, kui sa jälle küsid Balti jaam on tõesti hea näide sellest, kuidas kinnisvara arendaja, kes ei peagi midagi muud pakkuma ju, kui spekuleerima maaväärtusega ja vastama siis nendele ootustele, mida siis see jõukam klientuur siin teha tahab. Selle krundi ostis siis loomulikult esialgu oli Astri kinnisvara plaan mõneti väga konventsionaalne, siia oli planeeritud selline suur selvehall, aga nii erialaliidud, kohalik kogukond, linnaosa arhitekt kui ka teised võib-olla mitte nii institutsionaalsed aktorid panid näppu peale ja ma ei tea, ka õnnetuseks või õnnelikuseks või õnnetuseks tekkis siia siis siuke kesk-euroopalik poolavalik turuala, mis siis lihtsalt ei jätnud neid müüre alles, mis olid ainukesed asjad, mis muinsuskaitse all olid, vaid siis tegitasid nende müüride ümber sellise nagu ma ei tea, mingisuguse poolavaliku ruumi, eks ole. Aga kui me nüüd siin mööda seda Reisijate tänavat edasi liigume, siis mõned aastad hiljem ostis see sama maaomanik ära ka kõrvalkrundi ja kui kõrvalkrundile hetkel näeme siis sellist konteinerimajandust ja teatud sükseid nagu arhitektuurselt võib-olla mitte väga väärtuslikke endiseid raudtee sellesama, kus selle Telliskivi vanatehase ala abihooneid, siis see plaan siin on hoopis teine, et see on nüüd see, mis peab seda kasumit ka teistmoodi tagasi teenima, ehk siis siia on Eesti ühed edukamad arhitektid planeerinud väga-väga kõrgeid hooneid. Aga Reisijate tee või tänav see viitab liikumisele. Nii et üks asi, mida me siin näeme pidevalt, on ka jalgrattad, mis on omakorda linnaruumist mõtlemisel üks üsna oluline osa, et kas me sõidame siin jalgrattaga, kas me saame käia jala või on siin ainult autod. Ma ei tea, mis olukorras me oleme siin praegu. Ja see on küsimus ligipääsetavusest, aga mitte ainult sellise universaaldisaini mõttes, et kõik saavad ligi kõikide liikuvusvahenditega, vaid ka nagu ruumilises mõttes, et see on ka väga, ma ei olnud ammu, kui ma tulin hommikul tööle ja neid liipreid võeti siin üles. Enne seda oli siin siuke nagu
peenkillustik, siis pandi siia asfalt ja see kõik on toimunudki täpselt nende objektiivsete linnaplaneerimisprotsesside kaudu, on valmis saanud üks hoone, näiteks see on-hoone, siis meil tuli siia asfalt. Kui valmis on-hoone on see punane Telliskivi nurgal olev hoone, kuhu poole me praegu liigume, aga see Telliskivi kvartali sissepääsuu, mis seal meie selja taha jääb, selle hoone ehitusega oli vaja tekitada juurdepääs autodele. Ja planeeringuliselt oli siis pikalt oli ka arutelu ka siin, et mis siis teha, et see on see ideaalne jalakäijate tänav Tallinnas, eks ole, võiks ju ka jääda jalakäijate tänavaks, aga pean teid kõiki kurvastama, nii see ei jää. Ja seda minu meelest näitab ka väga ehedalt see väikesed ajutiste lahenduste kaudu vaikselt hiiliv autotee. Nii et ei saa arugi, vaatad lihtsalt, et iga päev on erinev asi ja siis ühel hetkel selgub, mis siis lõpptulemus on. Ja, nii on, jah. Aga kui me neid hooneid vaatame, mis nüüd meil ümber on, siis Telliskivist räägitakse sageli kui mingisugusest ühest suurest üksusest ja jääbki mulje justkui oleks kõik üks suur Telliskivi loomelinnak, aga niimoodi see ju päris ei ole, aga ometigi see Telliskivi loomelinnak, mis ei ole siin ka mitte igavesti olnud sellisel kujul, on mõjutanud üsna palju neid inimesi, kes on neid võib-olla siis saavad välja üürida või mida või kellele nad saavad välja üürida. Jaa, tõesti, me nüüd siseneme siit selle oranži hoone külje pealt nagu justkui taga sissepääsu juurest. See ongi see Telliskivi Citadel, et tegemist oli suletud nagu ikka, nõukogude ajal suletud territooriumiga, salastatud tehasealaga ja selle Citadeli avamine käib ka siis kõikide nende erinevate hoonete ja nendele juurde kuuluvate ligipääsude kaudu. Ja see on-hoone on tõesti, ei ole ametlikult Telliskivi loomelinnak, Telliskivi see raudteede vaheline ja Telliskivi tänava ala, mida me siis valdavalt arvame, et see ongi kõik loomelinnak, on kahe omaniku vahel jaotunud ja loomelinnak ise on siis de jure ainult pea 1/3 sellest alast. Et kõik suuremad alad, mida katab parkimine, on potentsiaalselt ju väga väärtuslik maa. See on siis tegelikult teise omaniku taskus ja see teine omanik mõneti kindlasti, kui loomelinnak on siis selle siis viimase panganduskriisi õnnelik tulemus, ehk siis, et loomelinnak ju tekkis ikkagi sellest, et ei olnud kinnisvarafondil seda riskikapitalismi vaimu nii palju, et siia nii palju investeerida, et neid plaane, mis olid võrdlemisi suurejooniliselt, siia hästi palju uuselamuid ehitada, seda piirkonda täielikult muuta, siin ei ole mitte midagi muinsuskaitse all. See panganduskriisi tagajärjel muutus ja tekitati siia see loomelinnak, asi käidi Soomes ja Hollandis vaatamas, kuidas loomelinnakuid tehakse ja siis tehti see loomelinnak siia, siis seesama see teine omanik peab muidugi üksjagu alkoholi meeldivaid eestimaiseid butiike mitte läbima, aga mööda sa pead olema selles tarbimisruumis ja absoluutselt, aga ma lihtsalt ütlen lõpetuseks, et see kvartal on siis vaatas, mis toimub ja kui tema hakkas ehitama, siis vaatas, et mul on tulus teha hästi palju büroopinda ja siis alla panen mingid poed. Et nii see käibki hästi lihtsalt öeldes. Aga loomelinnak ise loomulikult küsimus on selles, et mis saab sellest loomelinnakust, sest need hooned ei ole nagu keskkonna mõttes ikkagi jätkusuutlikud ja kuidas see tegevus siin edasi läheb, selline jupitamine ja siuke ajutist ja see on nagu üks suur vahekasutus, sisuliselt see on üks suur vahekasutus. Aga linnalaboril on ometigi just siia ajutisele vahekasutusalale õnnestunud üllatavalt pikaks jääda ja pidama. Sest praegu me küll läheneme siin sujuvalt kesksele parkimisplatsile, kus näeb päris palju võib-olla sellist erinevaid kohti, mis natukene iseloomustavad seda kõikvõimalikke asju, mida siit Telliskivist leiab, aga tegelikult teie olete siin lähedal kontoriruumides ka päris pikalt tegutsenud. Ja iroonilisel kombel võib meid nimetada selleks üheks esimeseks pioneeriks loomelinnakus. Me olime ühed esimesed rentniked, ma ei tea, kas 4. või 5., kes siia kolisid, loomulikult mitte ankrud kinnisvara terminites rääkides.
ja oleme siia jäänud ja noh, tegelikult me oleme lihtsalt tublisti ennast nagu all üürinud. Ja ma arvan, see põhjus on hästi pragmaatiline, on see, et noh, aastate jooksul on kogunenud seda raamatukogu, seda koli, seda kogu värki ja meie hea suhe loomelinnaku endaga on nagu see, mis meid ka nagu võib-olla on säästnud teatud, ma ei tea, kas see, aga ütleme ausalt, loomelinnaku sees on rendihinnad erinevad. Üks subsidieerib teist, et loomulikult restoranid ja poed ja uued tulijad ja startupid maksavad hoopis teist hinda kui see väike MTÜ siin, kes sinuga räägib. Nagu ma väga loodan, et ikka jääte siia pidama ja aitate inimestel ka edasi linnaruumi osas pisut targemaks saada, nii et võib-olla siis ka kuulajale linnalaborit otsite interneti seest, siis karta on, et üht-teist lugemismaterjali sealt ikka leiab. Aitäh, Keiti! Aitäh, Keiu! No, viimast teekonnakaaslast ei ole olnud vaja kaugelt otsida, kui Keiti kontor asub siin keset Telliskivi loomelinnakut, siis selle kõrval, linnalabori kõrval on üks kontor veel, või võib-olla on see palju kontoreid, aga üks nende hulgast on rakendusliku antropoloogia keskuse oma, mille juht Sigrid Solnik on nüüd siis selle viimasel jupil meiega liitunud. Tere, Sigrid! Tere, Keiu! Nii, hakkame siit vaikselt, oleme siin parkimisplatsil juba ikkagi õige pisut aega veetnud, nii et saamegi sinna sinu kontori lähistele tee ette võtta, sellepärast et seal on sellised trepiastmed, kus me saame lõpuks lihtsalt istuda ja teekonda niimoodi lõpetada lihtsalt vaadates asju. Aga kui me praegu siin ringiratast vaatame, siis siin on üksjagu igasuguseid silte ja küll on siin kirjutatud Vabalava viiteid ja sõltumatu Tontsulava viiteid ja siin on graffitit ja siin on hoonete nimetusi ja Impeerium on oma sildi pannud. Kui sa vaatad nüüd antropoloogi pilguga kogu seda, kõike seda toimuvat, siis noh, sa näed füüsiliselt ju samu asju, mis mina, aga võib-olla sa mõtled pisut teistmoodi. Ma ei tea, kas mõtled? Ma arvan, et kui ma neid silte vaatan, siis ma mõtlen natukene nagu selles mõttes võib-olla nagu iga teine, et kas need sildid mind aitavad või mitte nemad ei aita, kuigi neid on päris palju. Lihtsalt mul eile õde käis siin Telliskivi, seda ei ole igapäevane külaline. Ja mina olin F-hoones, ütlesin, et aga tule F-hoone juurde. Ja siis tal oli hull segadus, et kuidas tema seal parklast saab F-hoone juurde. Et mõnes mõttes, et kui siin kogu aeg olla, siis mingid asjad on iseenesest mõistatavad. Ja me ei oleme F-hoone kõrvale jõudnud nagu niuhti nende mõne sammuga. Just, aga kui sa ei käi siin väga palju, siis on nagu võib-olla oluliselt keerulisem ja need sildid ei pruugi alati aidata. Aga võib-olla antropoloogina siltidest enam ikka vaatad inimesi, et mis nemad teevad ja mõtled, et miks nad nii teevad ja kust nad siia tulnud on ja nii edasi. Ja ma olen ise mõelnud, et võib-olla mis nagu mida antropoloogina veel teed, on see, et sa saad aru, et lihtsalt vaatamisest ei piisa, et peaks rääkima ka, sest muidu sa oma peas hakkad inimesi kuhugi kategooriatesse panema ja mingeid vastuseid välja mõtlema ja nii edasi, aga inimestel võib-olla on endal mingid teised arvamused. Ja ma olen väga sageli vaadanud siin seda mänguväljakut ja mõelnud, et see on üks koht, kus siuke argikultuur ja väärtused ja harjumused avalduvad, et see, mida üks õige lapsevanem teeb või kuidas on õige viis lapsi kasvatada või noh, need on mingid sellised kõrgema analüüsitaseme nagu küsimused, mis tulevad, millele mul ei ole nagu otsest vastust, aga sellised asjad avalduvad siin. Aga kui, no ma ei tea, siin on hästi palju inimesi kõnnib ringi, siin on nüüd me jõuame kohe astmete juurde, kus saab süüa, saab lihtsalt istuda, vaadata. Ma mõtlen, et see tegelikult ei olegi vist nii iseenesest mõistetav, et sellised kohad on olemas või Telliskivi loomelinnak ikkagi veel mõned aastad tagasi ei olnud see koht, kus saaks tulla kõik inimesed, kus saaks istuda, kus oleks neid kohti, mis tõmbaksid. Kuidas linnaruumi üleüldse selliseid kohti luuakse? Ma arvan, et mõnda kohta neid luuakse, nagu siia, et saad tulla ja istuda ilma, et sa peaks midagi ostma kusagilt. Sa võid sealt jäätist osta lamuu käest, aga sa ei pea. Võid lihtsalt niisama ka istuma tulla ja see on, ma arvan, ülioluline, et oleks neid kohti, kus sa ei pea tarbima, kui sa saad lihtsalt olla.
ja tegelikult on ruumis ju või linnas hästi palju selliseid isetekkelisi kohti, nagu isetekkelisi mõnusaid kohti, kus mingitele nagu gruppidele meeldib olla. Noorte puhul on see nagu eriti näha, sest noortega mulle tundub, on see häda, et keegi ei taha neid oma nagu ruumi, et neid aetakse ikka ära kaubanduskeskusest ja muudest sükestest nii-öelda viisakatest kohtadest jutumärkides, et võib-olla nad seal nagu, ma ei tea, teevad suitsu ja ropendavad ja viskavad prügi maha ja teevad nagu teevad neid normaalseid noorte asju, et mis sa ikka teed, kui sa oled 15. Et siis noortel on just see, et nad kuidagi nagu loovad neid oma kohtasid linnaruumis ja sageli seal, kuhu nagu teised inimesed nii palju ei satu, et nad tahavad nagu oma ette olla, oma kohas ja kui mujal ei lasta või mujal nende peale ei mõelda, et siis nad lähevadki sinna, ma ei tea, garaaži taha või varjulisse kuhugi pargi nurka, kus mingid täiskasvanud ei käi näägutamas. Aga kui, nüüd vaatame siin ringi, näeme kõiki neid asju, aga kuidas näiteks antropoloogid saavad siin tulla päriselt inimestele appi või õigupoolest, Sigrid, mis asja te teete seal nende rakenduslike antropoloogidega? Mis see rakenduslik antropoloogia on ja kuidas seda saab panna siis enda kasuks tööle? No mis me teeme? Me põhimõtteliselt süva hängime koos inimestega. Et me räägime nendega. Mingid teemad on sellised verbaalsed, et sa räägid juttu ja saad teada, mida inimesed nagu väärtustavad ja kuidas nad asjadest arvavad, aga ruumi teemade juures me hästi palju käime inimestega kaasas. Et me palume inimestel juhatada, näidata, kus nad käivad, millised teekonnad neil on. Ma ei tea, millised on neile nagu head kohad, millistes kohtades neile ei meeldi olla ja nii edasi, et see nagu kuidagi, et see tavaline linna inimene või mis iganes ruumi kasutaja on sul nagu selline teejuht. Ja siis sa saad teada, et mida tegelikult, mida inimesed linnas teevad, kuidas nad teevad ja mida nad ka ruumilt ootavad. Ja tegelikult, kui sul on see teadmine olemas ja teiselt poolt sul see selline nagu sissevaade inimeste maailmadesse ja harjumustesse aitab luua empaatiat tegelikult ka nagu ruumiplaneerijatel või otsustajatel. Et okei, see otsustaja peab ka olema valmis selleks, et teda tegelikult huvitab. Ja teadmise või selline nagu sügava sissevaate ja empaatia tulemusel, et sa tegelikult saad luua paremat ruumi, kaasavamat, arvestavamat ruumi. Kas võid mulle näite tuua, millised projektid on teil, ma ei tea, kas äsja läbi saanud või võib-olla praegu pooleli? Me praegu teeme koos Tallinna linnaga me uurime Putukaväila või tulevast Putukaväila trassi, et mida inimesed seal nagu tahaksid näha ja kuidas nad seda trassi täna kasutavad. Ja seal on nagu, seal tulevad välja sellised mingid põnevad väikesed asjad, mille peale sa muidu võib-olla ei oskaks mõelda ja eriti ka just sellised nagu nõrgemate nii-öelda ruumikasutajate vaates, nagu näiteks lapsed. Kunagi me uurisime laste ligipääsetavust, et millised on füüsilised, psühholoogilised, sotsiaalsed nagu nii-öelda takistused, mille otsa lapsed pidevalt linnas jooksevad ja mida täiskasvanu võib-olla nagu ta ei oskagi mõelda selle peale või ta nagu tema kogemust ei ole. Mis näiteks? Nagu mulle võib-olla 2 head näidet. Üks on see, et need bussioote paviljonides, need busside ja trammide ja ühistranspordi graafikud, need on nii kõrgel, et sul mingi 6-aastane ta lihtsalt ei näegi nagu. Tal ongi keeruline. Selline klassikaline ligipääsetavuse teema. Ja teine asi, mis tuli, on see, et lapsed ka käivad aeg-ajalt Selveris, poes. Ja käivad poes, sõidavad sinna tõuksiga ja seal ei ole seda tõuksi kuhugi jätta. Et maja ette või poe ette jätta ei saa, tõuksi parkimiskohta ei ole. Ja teistpidi poodi kaasa võtta ei saa, siis mingi tädi tuleb pahandama. No mis sa siis teed? Suht nagu nõme. Aga ligipääsetavus, meie hetkel istume trepi peal, väga hästi pääsesime siia ligi. Viimasel ajal on üsna palju meediast käinud ka läbi, et mitte kõik kohad ei ole Tallinnas ka selles samas piirkonnas, kus me praegu oleme, ehk siis Kalamaja, Kopli, Pelgulinn, kõik see kant. Ei pääse igale poole. Ja sa mõtled seda sükest nagu
ma vaikselt vihjan niimoodi Noblessneri suunas treppidele, mis on olemas ja mis on põhjustanud palju lahkarvamusi, meil on keeruline on see aru saada, mis siis tegelikult toimub, et vist ei olegi ametlikult selline ala, kuhu ligipääsu peaks eeldama, et see ikkagi eeldab mingisugust koha või pinna omanike vastutulekut ja nii edasi ja loomulikult keegi ei taha, et nende territooriumil lihtsalt käivad inimesed prahti viskamas ja seal kuidagi läbustamas, aga ma ei tea, mis see lahendus on. Mina linnakodanikuna pigem ikkagi eeldan, et ma saan seda merd natukene vaadata lähemalt kui kuskilt kõrghoonete tagant. No ma ise arvan, et see lahendus on see, et see on see omavalitsuse või linna roll on ju päris suur, et kui sul see pinna eraomanik on ja tal on mingid omad huvid ja tema asi ei ole mõelda, ma ei tea, pensionäride, väikeste laste või nende inimeste peale, kes ei jõua endale 5 eurost lattet on ju osta. Et siis kuidagi linn on see, kes peaks nagu mõtlema ja tegutsema selles suunas, et kõikidel oleks ka ligipääs merele on ju, mitte ainult neil, kes saavad või tahavad seal kuskil kohvikus istuda. Või see ligipääs merele, mulle tundub Tallinna, nagu Põhja-Tallinna ja Kesklinna elanike seas on üldse siuke põletav ja nördimust tekitav teema on ju, nagu see Kalaranna näide ka, et just täna hommikul tegin intervjuu ühe inimesega, kes elab Kassisabas ja tema rääkis ka, et kui ta tahab ujuma minna, et ta peab sõitma Paljassaarde. Et tal ei ole lähemal nagu ühtegi kohta sellist, et sups oled kohal, käid vees ära on ja tuled välja või pistad varbad vette ja tuled välja. Et varem kunagi käis Kalarannas, aga nüüd seal ehitati majad ette, et sul ei ole nagu ka head kohta, kuhu minna, mis ei eeldaks kuskil, ma ei tea, maja taga turnimist ja ei oleks siuke nagu veider, vaid oleks siuke normaalne, et see ongi nagu aktsepteeritud ja normaalne, et sa kesklinnas saad minna nagu panna jalad vette. See natukene tundub, et seostub selliste hierarhiate või demokraatiaga laiemas mõttes ka, et kui me räägime sellest ligipääsetavusest, siis üks asi on need füüsilised takistused, mis meil ette jäävad, aga teistpidi on paljuski ka asi võib olla raha taga kinni või majandusliku seisu taga kinni, et kas sa üldse saad lubada endale kuskil istuda, et meie käest ei nõua lammu, et me ostaksime jäätist, et siin istuda, aga nii mõneski kohas nõuab. Et ma ei tea, kas see avalik ruum võib olla ka kohaks, kus tulevad välja mingisugused sellised probleemid võib-olla? Ma arvan, et kindlasti tulevad. Tegelikult ka, kui sa siin samas Telliskiviski ringi vaatad, et siin on suhteliselt siuke, vähemalt esialgsel vaatlusel tundub sarnase sotsiaalmajandusliku taustaga seltskond käib ringi, et sul ei jaluta siin ma ei tea, pensionärid näiteks või inimesed, kellel ei ole neid mingeid väga disainiriideid seljas. Või et selles mõttes on selge, et siin on mingi üks lõige ühiskonnast ainult. Küsimus on, et kus need teised inimesed on ja kas seal, kus need teised inimesed elavad, et kas seal on niisugust mõnusat avalikku ruumi, kus sa tahad olla, kus sul on turvaline olla, mõnus ja nii edasi. Et ma arvan, et kindlasti avaliku ruumi ligipääsetavus on hästi palju ka siuke ühiskonna hierarhiate võimupositsioonide küsimus. Ja üldse nagu linna arendus üldiselt. Seesama, et kellega me arvestame, et kas me teeme linna nagu üldiselt siis ikkagi täies elujõus valgele meesterahvale või kellelegi teisele ka nagu. See on olnud ka suuresti tänase ringkäigu teemaks, sellepärast, et niisugused kaaslased, neid puudutab kohati ka väga otseselt see, kas nad pääsevad kuhugi ligi, kuidas nad saavad kuhugi minna. Aga näiteks ka see, kas nad saavad tulla välja ja näidata ennast. Linnaruumi üks osa on kahtlemata ka selline ühiselt kokkutulemise kohtade paljusus. Ma ei tea, neid palju peab olema. Mõni koht võiks vist ikka olla. Ma ei tea, kuidas sulle tundub, kuidas üldse inimesed saavad oma soovi kuuldavaks teha? Kas antropoloogidel võib olla siin ka oma sõna sekka öelda, et kuidas selles kõiges endale teed teha? Meile antropoloogidena meeldib mõelda, vähemalt meeldib meile mõelda, et me saame olla ka võib-olla nagu nõrgemate gruppide eestkõnelejad, on ju, mingis mõttes, tuua nende hääle sinna otsustajate laua taha, kuhu nad ise võib-olla kas ei taha tulla või ei saa ligi, on ju, mõnikord.
aga see ikkagi eeldab seda, et see otsustaja on selle antropoloogi nagu üles leidnud kuskilt ja et teda huvitab, et mida need teised grupid mõtlevad. Aga ma arvan, et kui nüüd füüsilisest ruumist nagu põrgata sinna sellisesse sotsiaalsesse ruumi või sellesse, et kas inimesed üldse nagu, kui sa ei kuulu sinna enamusgruppi, kas sa julged välja tulla või kas sa julged üldse nagu avalikult näidata, kes sa oled, et milline see teiste inimeste suhtumine on. Et siin ka antropoloogidele nagu me ütleme, et me oleme üsna head selles, et saada aru, et miks inimesed käituvad või mõtlevad nii, nagu nad käituvad. Et igasugused nagu ühiskondlikud konfliktid ja mingite gruppide nagu kõrvale tõrjumine, et see on hästi palju ka hirmu, et sul see nagu domineeriv enamusgrupp, et ta kardab, et midagi ta kardab. Mingil põhjusel ta ei taha, et need teised on, et siis nagu noored või liiga noored, liiga vanad, teistsuguse nahavärviga, teistsuguse seksuaalse orientatsiooniga. Mingil põhjusel ta kardab neid. Ja ma arvan, et siin ongi see, et kui sa need hirmud nagu teada saad, et siis sul on võimalik nagu sul on võimalik edasi tegutseda, et lõpuks oleks ka see, ütleme, inimeste suhtumine selline, et isegi kui sul on see koht olemas, et siis sa ikkagi julgeks sinna nagu välja tulla. Nojah, siin selle istumise lõpetuseks mõtlengi, et mis nüüd siin teekonnalt tervikuna kaasa võtta, ongi võib-olla see antropoloogi avatud pilk või huvi tõlgendada seda, mida sa näed. Ma arvan, et jah, huvi, see uudishimu huvi, aga võib-olla ka see inimkesksus nagu, et lõpuks on hästi oluline minna sinna inimeste juurde, sinna, kus nad elavad, kus nad toimetavad ja selles nagu keskkonnas või selles kontekstis saada aru, mida nad siis teevad ja mida nad tahavad ja miks nad nii teevad ja miks nad nii tahavad. Ja eks nende tänaste kõndimise teekonnakaaslaste puhul võib-olla nüüd iga kuulaja võibki mõelda omakorda kaasa, et kas siin on mõttekaaslasi, kas on olnud inimesi, tänu kellele võib-olla ümbritsevat ruumi õige pisut teise pilguga vaadata, kas on lihtsalt võimalusi, kuidas ise milleski kaasa lüüa. Et mulle tundub, et see olukord lootusetu ilmselge ei ole. Selgelt ei ole, et ei ole vaja jätta kõike vaid kuskile salapäraste otsustajate taha ja siis selles mõttes, et eks profülaktiliselt vinguda meeldib mulle isiklikult näiteks väga ka ja eks ta mingi maani on tore asi, aga mulle tundub, et siin üsna väikeste asjade abil kas või natukene uurides, kuulates annab vist küll üht-teist ära teha või siis lihtsalt vähemasti olla natuke toredam inimene ümbritsevate vastu.